Tere, head pärastlõunat. Väga tore teid siin kõiki näha. Mina olen Johanna ja ma olen väga rõõmus ja tänulik, et olete täna võtnud selle aja siia tulla Eesti Tulevikuuuringute Instituudi esimesse Tulevike stuudiosse. Ma loodan, et see ei ole viimane. Meil on täna väga tihe programm, mis kestab siis nüüd umbes järgmised 1,5 tundi ja siis tuleb vabakava. Kõigepealt me räägime, et kes me oleme ja miks me teid siia täna üldse kutsusime. Siis me räägime ühest väga põnevast uuringust, mida siis Milton on läbi viinud hiljuti. Ja selle uuringu põhjal on meil umbes tunniajane paneel Marju Lauristini, Mikk Vainiku, Hanna Lahe ja Annika Arrasega. Kas Hanna on siin? Okei, Hanna ei ole veel jõudnud. See on see Riigikogu töö. Ja siis teeme koos ühe tuleviku mõtlemise harjutuse. Aga alustuseks. Kes ei ole kuulnud Eesti Tulevikuuuringute Instituudist? Mõned inimesed tõesti ei ole. Kiti, sa võid istuda siia ette, siin on. Võta kohvi. Eesti Tulevikuuuringute Instituudist enamik teist on siiski kuulnud. Ja see on üks natuke naljakas lugu, miks meie täna siin selle instituudi nime all oleme, sest mõnda aega, paar aastat ei olnud instituudist midagi kuulda, eks ju. Ja see lugu läks niimoodi, et eelmisel aastal me käisime Eerikuga Tartus. Ja seal oli üks hästi huvitav tulevike töötuba nimega Hullud tulevikud, mida andis siis tulevikuurija Vendi Schultz. Ja pärast seda töötuba me sõitsime tagasi Tallinna poole ja arutasime rongis, et Eestis võiks ka ikkagist olla selline organisatsioon, mis räägib nendest tuleviku mõtlemise lähenemistest, mis tutvustab tuleviku mõtlemise meetodeid ja erinevaid kontseptsioone ja toob kokku tuleviku mõtlemisest huvitatud inimesi. Ma loodan, et te tundsite ennast ära. Ja siis Erik ütles, kuule, aga mul on see olemas. Võta see endale. Ja esimesed pool aastat ma mõtlesin, et mis portsu otsa ma olen sattunud. Tegin ära kõik vanad tegemata aastaaruanded. Rääkisin kodus, ma olen nüüd Eesti Tulevikuuuringute Instituudi juht, abikaasa naeris natuke. Siis kirjutasin paar edutut projektitaotlust ja mõtlesin, ei tea, kas sellest instituudist üldse asja saab. Aga siis ma leidsin endale mõttekaaslased. Madleni, kes juhtumisi on ka viimased paar aastat tegelenud tuleviku mõtlemise propageerimisega. Me oleme kõrvutanud oma töötubade materjale ja need päris sarnased. Ja meie huvi tulevike vastu on väga suur ja ma usun, et nüüd see instituut enam unarusse ei jää. Ja Periti, kes on meie kogukonna juht, kes aitab meil asju järjel hoida ja kes tuletab meelde, kui meie oma mõtetega läheme kuskile lendu. Nii et mulle tundub, et meil on praegu selline paras dream team. Ja enne, kui ma annan Madlenile sõna selle osas, kuidas me siis viimase poole aasta jooksul koos oma tegevust mõtestanud oleme, ma ikkagi tahaks Eerikule aitäh öelda selle eest, et sa usaldasid. Ma ei tea, kuidas tunne praegu on, kas oled siin vale otsuse teinud, aga ma tõin sulle ühe raamatu. Ja see on siis see on raamat, mis on mõned reeglid tuleviku ennustamise kohta. Octavia Butleri essee. Ma tõin selle New Yorgist avaliku raamatupoest ja siin ütleb, ei ole ühte selget vastust, mis kõiki meie tuleviku probleeme lahendaks. Ei ole siis kuldset võtit. On vähemalt 1000 vastust. Ja sina võid olla üks nendest, kui sa otsustad olla. Ja Eerik on kindlasti olnud vähemalt rohkem kui üks vastus. Aitäh! Aitäh! Ma mõtlesin algul, et see on see soolapoomise raamat. Neid on hästi palju välis poodides müügil. Oli rõõmsalt üllatunud, ka autor arvab täpselt samamoodi nagu mina. Aitäh ja mul on hea meel, et see vana bränd, mis on päris pikalt töötanud, on nüüd kindlates kätes Johanna ja ta seltskonna käes.
aitäh! Aitäh, Erik! Ja nende MTÜ-dega on niisugune naljakas lugu, et ega keegi ei ole meile ju seadusega ette kirjutanud, mis me tegema peame. Ja võib-olla meie roll ongi olla mõnikord ka niisugused natuke vastikud meeldetuletajad või siis midagi ise välja mõelda. Et viimased pool aastat me oleme siis 3 koos käinud ja ka MTÜ-de arengunõustajaga konsulteerinud. Ja Madlen võib siis rääkida, et kuhu me siis jõudsime selle osas, et mis me ise näeme, et meie roll on. Aga ma loodan, et siis saate pärast meile ka selle osas kaasa rääkida natukene, oma häid mõtteid jagada. Nii, kas sa vajutad nuppu või annad mulle? Aitäh. Niimoodi. Ma alustaksin siis sellest, et tõepoolest Eesti Tulevikuuuringute Instituut on olemas. Ta on päris, ma siin uurisin tausta tõesti nagu niivõrd palju väljaandeid, huvitavaid stsenaariume, analüüse, et võib-olla lihtsalt see teema on jäänud niivõrd nagu akadeemilistesse ringkondadesse ja sellised tavainimesed ei ole kuidagi suutnud suhestuda või nad isegi ei ole nagu teadlikud olnud. Ja meie mõte ongi siis võtta eeskuju mõnedest välismaal nagu ennast tõestanud tuleviku mõtlemise või tulevike seire organisatsioonidest ja kuna me näeme, et nad on olnud edukad, neid on kaasatud nii ühiskondlikult, ütleme, suuremate strateegiate loomisesse, samuti nii ka ettevõtted on neid kaasanud, et oma strateegiaid luua, et siis kuidagi nagu see teerada kindlasti me ei tea, milline ta täpselt nagu tuleb, sest me oleme selle alguses ja vaatame, kuidas nagu minema hakkab. Aga meil siiski on nii mõnedki eeskujud ja oleme oma väikse tiimiga teinud ka juba esimese välisvisiidi Soome Laurea ülikooli, kus samamoodi tuleviku mõtlemine on ikkagi juba nagu väga edasi arenenud kõrgel tasemel ja seal olid meil juba sellised vahvad esimesed kontaktid. Ja see kõige keskmisem tsitaat ehk The future is wide open, see on siis pärit Palo Altos asuvalt tuleviku ka samamoodi uuringute instituudilt ehk Institute for the Future, kus siis mina olen nagu kõik oma sellised teoreetilised ja mõnes mõttes ka praktilisemad teadmised selle valdkonna kohta nagu siiani saanud. Nii et paneme siin Euroopa ja Ameerika mõtteviisiga kokku natukene. Ja mis asja me siis nagu ajame? Ehk mina, kes ma olen oma igapäevases töös väga palju disainiga kokku puutuv inimene, et disainerina me alati küsime, kui me mingit projekti teeme, et mis probleemi me nüüd selle asjaga lahendame ja samamoodi siis selles võtmes, kui nüüd küsida. Ja loengut ma andma ei hakka, kuigi ma olen õppejõud ja koolitaja ja üldiselt lavalt väga vabatahtlikult alla ei taha ronida, aga siiski paar slaidi nii-öelda nagu teoreetilises võtmes. Et kui meil siiani väga palju räägiti, et me oleme sellis nagu VUCA maailmas, mis on kuidagi volatiilne, muutused on kiired, tõenäoliselt on palju sellist määramatust, mis inimestel ebamugavust tekitab, siis nüüd on asjad nagu veel hullemaks läinud. Tõenäoliselt paljud inimesed enam ei saa aru mingi põhjust, tulemus, seostest. Kui asjad lähevad katki, siis nad ei lähe mitte katki, vaid lähevad 1000 killuks. Ehk siis see nii-öelda uus bunny maailm on veel keerukam ja tõenäoliselt inimeste jaoks ka veel raskemini mõistetav. Et see on siis üks teema, millest nagu meie tegevus tõukub, nii-öelda see probleemi pundar, kus me soovime siis nagu selgust aidata luua. Nii, järgmine. Pane sealt siis, nuppud ei tööta hetkel. Või siiski. Nii, täpselt nii. Ja nüüd nagu natuke detailsemalt. Et kui me nagu vaatame, et millega me siis nagu rinda pistame, et mis nagu need teemad ja problemaatikad on, siis eelkõige see, et aastaid ja aastakümneid on meie tulevik olnud kuidagi väga selgelt kasvule orienteeritud.
riikide tulevikuvisioon on kasvuga seotud, ettevõtete tulevikuvisioon on kasvuga seotud, ühesõnaga väga, nagu me näeme kuidagi sellist üldist mõtteviisi, mis natukene võib-olla on nagu silmaklapid meile pähe pannud, et meil on see kasvu siht silme ees ja muudkui siis sirges joones sinnapoole liigume. Ja siia juurde veel ka selline mõte, et pigem oleme ju inimestena nagu normaalsuse poole kaldu. Et me kuidagi eeldame, et asjad lähevad enam-vähem edasi, umbes nagu nad on olnud, kuigi nüüd tõepoolest me peame nagu ümber seda mõtlema. Ja sageli isegi, kui mingisugused küllaltki nagu radikaalsed muutused on juhtumas, me pigem ei taha neid uskuda, et jah, et me kuidagi ikkagi oma mõtetes ei ole valmis sellisteks väga erinevateks tulevikuvõimalusteks. Ja paraku midagi teha ei ole, kui me mõtleme, kuidas ettevõtted oma plaane teevad või näiteks ka poliitilisel tasandil, siis need tsüklid kipuvad ikkagi küllaltki lühikesed olema. Et hea, kui meil on 5-aastane plaan, aga sageli me ikkagi teeme need strateegiad nagu veelgi lühemaks ajaks ja kuidagi nagu ei mahu sinna see mõte tulevikust ja sellest, et mis näiteks 10 aasta pärast aktuaalne on ja kuidas seda siis nagu läbi mõelda ja ka kasutusse võtta. Ehk siis meie eesmärk on see, et laiemalt alates, ma ei tea, suurtest organisatsioonidest, võib-olla avalikust sektorist, kuni eraisikuni välja me suudaksime viia sellist teadmist, rääkida nendest meetoditest, et kuidas siis tuleviku kindlamalt plaane teha, kuidas siis nendeks erinevateks stsenaariumiteks valmis olla. Ja kui me nüüd oleme isekeskis mõelnud, et tegelikult suurepärast stsenaariumite tööd tehakse Eestis väga palju, meil on Arenguseire Keskus, teised organisatsioonid, kus tuleb nagu sellist nagu väga head materjali, aga kuidagi nagu see jääbki sinna. Ja me olemegi mõelnud, et me võiks olla mingil moel selline nagu sillalooja selle visioneerimise ja sellise suure mõtlemise ja tuleviku erinevate võimaluste kirjeldamise ja siis selle nagu reaalselt nagu ellu viimiseni, et me siis kuidagi kasutaksime nagu strateegiate ja plaanide loomisel siis neid teadmisi, mida me ütleme tuleviku uurimisest saanud oleme. Et see on siis üks nagu põhilisi eesmärke. Ja mida me plaanime teha, nii nagu täna, meie tulevikes stuudio ja nii vahva, et Milton oli nõus meiega seda avantüüri ette võtma siin täna. Teeme lühemaid loenguid, seminare, koolitusi ja pärast Johanna räägib ka ühest meie uuest sellisest vahvast asjast, kuhu te saate ka tulla. Ehk siis üks meie uus äge formaat. Teeme ka konsultatsiooni, kui on huvilisi erinevatel teemadel, et läheme nagu rohkem sisse mõnesse teemasse, uurime täpsemalt ja üks eesmärk kindlasti meil on sellise võrgustiku loomine, et meil tekiks suurem arv inimesi, kes kaasa mõtlevad ja kellega me koos saame siis seda asja ajada. Ja samamoodi loodame ise ka teiste võrgustike liikmeks saada, et sealt siis teadmisi ammutada. Ja meie üleskutse teile on see, et kutsuge meid, me hea meelega tuleme, töötame kaasa, räägime oma meetoditest, tööriistadest, õpetame ka teisi neid kasutama. Nii et me nagu kuidagi ei taha endale neid teadmisi hoida. Ja siis tegelikult see, mis ma arvasin, et Johanna räägib, ma pean ikkagi ise ütlema, et meil jaanuaris algab esimene tuleviku mõtlemise sprint. See on siis selline 6-nädalane ettevõtmine, kord nädalas umbes 3-4 tundi ja teeme siis kogu selle ringi ära, kogu selle nagu tuleviku mõtlemise protsessi uuringutest kuni siis lõpuks visiooni loomise ja siis tagurpidi planeerimise ehk backcastinguni välja. Nii et ma arvan, et nüüd
on aeg jälle üle anda Johanna sulle. Aitäh, Madlen. Miks me siis üldse täna siin oleme? No me ei kutsunud teid siia selleks, et teile rääkida mitu tundi järjest meie teenustest, mida me ei ole veel ellu rakendanud, aga nüüd te teate. Aga täna me räägime ühest väga olulisest uuringust ja ma kuulsin sellest esimest korda septembris, kui Milton külla kutsus. Ja mul toimus väga suur äratundmine. Ma olen vaadanud tuleviku teemade osas palju alt üles soomlaste suunas, kes on näiteks mitu aastat avaldanud tuleviku baromeetrit ja enda rakenduslikes uuringutes ma ei ole leidnud pärast meemat, mida me võib-olla pärast ka natuke arutame, ühtegi head referentspunkti selle kohta, et mida eestlased ikkagi tulevikust arvavad. Miks see oluline on? Nagu Madlen ütles, siis me oleme liikunud sellest VUCA-maailmast paanimaailma, kus minu jaoks kõige rohkem muret tekitab see anxious. Aga kuidas teiste riikide tuleviku mõtlemise mõttekojad seda selgitavad ja kuidas seda nagu konteksti pannakse, on see, et see ärevus ei ole ainult tuleviku ärevus, vaid see võib kujuneda ka tuleviku apaatiaks. Tulevik on nii ebamäärane ja hirmutav, et kas ei tahagi mitte midagi teha või hakkame ärevalt rapsima. Ja igal juhul me ei tee mingeid mõistlikke asju. Et selle pinnalt siis mulle tundub, et on hästi oluline sellest rääkida, aga ma ei taha teha lihtsalt mingisuguseid jututubasid, vaid täna meil on uuring, mille põhjal me siis näeme, et kuidas asjad selle tuleviku mõtlemisega ja tuleviku hoiakutega, tuleviku hirmuga päriselt on. Ja selleks Helen lahkesti lubas meile rääkida siis uuringust, mida nad Miltoniga on teinud, mis ei ole see tuleviku mõtlemise baromeeter, vaid on hoopis üks teine uuring, mida on ka esmalt Soomes siis piloteeritud ja mul on hästi hea meel, et te ka Eestis läbi viisite, aga tule räägi meile sellest. Tere, mina siis teen teile sellise väga kiire sissevaate sellesse ühiskondlikku sidusust siis käsitlenud uuringusse ja võib-olla siis sissejuhatuseks, et meie samamoodi oleme võtnud eeskuju oma Soome kolleegidelt, kes eelmine aasta esimest korda siis viisid läbi uuringu, mis uuris inimeste ühiskondlikku agentsust, ehk siis kuidas inimesed indiviidi tasandil mingitesse ühiskondlikesse probleemidesse siis suhestuvad või midagi ette võtavad või siis vastupidi ei võta. Ja nägime seda nende uuringut eelmine aasta ja vaatasime, see kõik on väga-väga huvitav, tahaks midagi sellist teha ka siin Eestis, nii et lõime siis soomlastega kampa ja tegime kvalitatiivse uuringu osa siis see aasta Eestis ka, aga sellel uuringul on väga palju potentsiaali, nii et olge väga avatud siin kaasa mõtlema, me kavatseme sellega ka edaspidi siis jätkata. Seesama panimaailm, mis siin mainitud sai, minu jaoks uus termin, aga võib-olla see on ka see, mis ajendas meid siis võtma ette sellist teemade ringi, et me tajume kõik väga sellist kriisidele avatud ühiskonda. Meil on olnud järjest suuri kriise, mis on meid kõvasti raputanud ja on hakanud tekkima arusaam, et äkki see ongi see uus reaalsus, milles me elame. Ja tahtsime siis näha, et kuidas siis Eesti inimesed selles uues reaalsuses seda sama ühiskondlikku agentsust kasutavad ja kuidas on lood meie ühiskondliku sidususega. Uuringu küsitluse me viisime läbi juulikuus, nii et siit on nüüd natukene aega mööda läinud, võib-olla mingisuguseid nihkeid on juba toimunud, aga vaatame praegu siis seda juulikuu seisu ja Norstat aitas meil siis seda küsitlust läbi viia. Mis me teada saime, võib-olla mis on kõige sellisem kõnekam, on kinnitus sellele, et ühiskonnas on praegu väga pessimistlikud meeleolud. Siin on väga suur hulk inimesi, kes ütlevad, et see olukord maailmas tekitab tugevaid negatiivseid emotsioone, aga arvatakse ka seda, et maailm liigub vales suunas ja kasutatud on lausa, või väga paljud on siis samastunud selle väitega, et olukord maailmas ajab lausa meeleheitele. Vaatame, mis see olukord siis tähendab.
kuna meie jaoks oli see aasta esimene kord, kui me seda küsitlust läbi viisime, siis ma tahtsin saada nagu natukene kuskilt mingisugust kinnitust sellele, et kas see pilt on siis palju negatiivsem kui tavapäraselt või ongi see tavapärane inimeste hoiak ühiskondlikesse muutustesse ja piilusin sellesse samasse nimetatud Mina Meedia Maailm uuringusse, kus siis samamoodi on välja toodud seda, et kui on majanduses keerukad ajad, siis ka inimeste suhtumine muutub negatiivsemaks, nii et ma arvan, et see on adekvaatne, vägagi adekvaatne. Ja mis me siis avatud vastustest nägime, leidsime sealt ühe tsitaadi, mille osas ma olin enne, kui me vaatasime profiile, täiesti kindel, et tegemist on ühe noore sotsiaaldemokraatliku erakonna valija lausega. Aga pärast saime hoopis sinna taha selle, et tegemist on EKRE valijaga. Aga see mingis mõttes ei olegi erakondlikul eelistusel vahet, et selline suhtumine tegelikult on paljudel, sõltumata sellest, keda nad järgmine päev siis valiksid, kui toimuksid valimised. Ja samamoodi oli siis selline väga prevaleeriv allliin, mis selles uuringus näha oli ka siis see sõjahirm või Ukraina sõja temaatika, mis ka seda negatiivset meeleolu siis omakorda tekitas. Ja veel, meediapilt ka ärritab. Ja siin on hästi huvitav see, et vahet ei ole, mis maailmavaate esindajaga on tegu, kõik on endast väljas. Kes heidab ette meediale, et meedia on liiga liberaalne, kes heidab ette, et liiga konservatiivne. Üleüldiselt heidetakse siis ette seda, et ainult negatiivsed uudised, nagu mitte midagi head maailmas enam alles ei olekski. Ja siis heidetakse, on väga palju etteheiteid Eesti ajakirjandusele. Ja samamoodi pole vist üllatav, ka poliitika on siis nendele negatiivsetele emotsioonidele kütteks. Väga suures osas igal pool maksud, maksupoliitika, automaks, kõik see temaatika. Aga siis ka muidugi selliseid maailmavaatelisi teemasid siit tuleb sisse. Ja võib-olla mõnevõrra selline naljakas kõrvalepõige, et väga palju siis nimeliselt oli poliitikutest mainitud ainult Kaja Kallast, aga teda mitmel korral. Et väga selline tüüpiline vastus oli see, mis on seal all Isamaa valija poolt, et mis ajab närvi, on siis poliitika, maksud, sõda, majandus ja Kaja Kallas. Et see võib võtta kokku väga palju seda inimeste sellist hoiakut siis eelmise aasta juulikuus. Aga see kõik, selle kõige tulemusel ei ole sugugi üllatav, et siis need valdkonnad, mille osas oodatakse ennekõike muutuseid, on majandus ja julgeolek. Majandus mõnevõrra rohkem kui julgeolek, sest eks see, mis on ihule lähemal, mida me vahetult niimoodi ise tajume, see siis tekitab ka rohkem seda tunnet, et midagi peab muutuma. Aga vaatame, mis on lisaks sellele majandusolukorra paranemisele ja julgeoleku temaatikale veel pildis. Siin me siis näeme, et on ka päris palju sellist ebavõrdsuse temaatikat. Ja võib-olla kui me endale natukene tuhka nüüd pähe raputame, et meil oli seal küsimustikus eristatud Eesti vaade ja maailmavaade. Ma ise julgen arvata, et võib-olla inimesed, kes vastasid, ajasid seda ka nagu mõnevõrra sassi, et võib-olla siin näiteks ebavõrdsuse vähendamine Eestis ja vaesuse ebavõrdsuse vähendamine üleüldiselt, et ka neid saab kokku panna, et sealt siis ilmselt ka see ebavõrdsuse teema on lisaks sellele majandusolukorra parandamisele, mis on ju ka seotud, ja julgeoleku teemadele ka veel vägagi pildis. Küsin korraks, kui kellelgi on küsimusi vahepeal või mingi kommentaare, siis jah, palun.
miks mitte? Tere, mina olen Mats. Ma tahtsin küsida selle eelmise slaidi kohta, et kas sa oskad peast öelda, et kus on kliima? See on väga hea küsimus. See on täpselt minu teema ja seetõttu ma ka otsisin väga hoolikalt siit uuringust seda temaatikat ja ma pean ütlema, et kliima on tagataustal. Ja kui üldse, siis ainult nende vastajate fookuses, kes arvavad, et kliimakriis on välja mõeldud. Ehk siis ma selgitaks seda võib-olla sellega, et mis paneb inimese kuidagi tegutsema, aktiivselt tegutsema, on see suur pettumus või ebaõigluse tunde kogemine. Ja nii kaua, kuni me Eestis kliimamuutuseid ei koge nii vahetult, nii kaua jäävad nad ka meile kaugemaks, kui siis jälle need ihule lähemad teemad nagu automaks, mida üldse ei seostata selle kliimaga, väga ebaõnnestunult kuidagi on see kõik nagu välja kukkunud meil. Et hea eesmärk küll, aga kuidagi ei ole need asjad nagu hästi seotud. Ja praegu ma ütleks, et kliimateema ongi selline, sellest on kujunemas nagu ideoloogiline lahinguväli ja sisuliselt kuna inimesed seda ei taju väga tugeva probleemina, siis ilmselt ka nad väga palju ei lähtu sellest teemast oma poliitiliste eelistuste puhul. Aga kui vaadata üldiselt siis nagu suhtumist ühiskondlikesse muutustesse, siis siin korraks mainin ära selle, et üldiselt optimistlikumad on Reformierakonna valijad, vastuvõidlematult kõige rohkem siis erakondliku eelistuse alusel ja kõige suuremat ebakindlust ja ärevust tunnevad EKRE ja ERKI valijad, mis on jällegi, ei ole üldse üllatav, sest et need, kes reformidest võidavad, ongi alati muutustesse avatumad ja need, kes nendest reformidest kaotavad või tajuvad, et nad on kaotanud, siis ka suhtuvad negatiivselt nendesse. Ja siin see innovatsiooni omaksvõtu kõver ka toob seda kenasti välja, et on alati väike grupp inimesi ühiskonnas, kes on siis need entusiastid ja visionäärid, kes lähevad ees, kellel on positiivne kogemus muutustega ja ei saa oodata, et siis see ülejäänud rahvastik tuleks nii optimistlikult kõigega kaasa, mis on jällegi tihtipeale ka vägagi nagu põhjendatud. Aga ma ei saa jääda kahjuks liiga põhjalikult siin nendesse erakondlike eelistuste väljatoomisse, nii et ma kappan siit natuke edasi. Aga üks asi, mida me väga selgelt nägime, et mida kõrgem on haridustase, seda rohkem tulevikule mõtlemine kutsub esile positiivseid emotsioone ja siis nähakse seda enam võimalusi ja tuntakse entusiasmi. Ma julgen täitsa omavoliselt öelda, et siin me oleme, siin selles ruumis, need kõrgelt haritud inimesed ja väga tore, et siis kogu selle muu kriiside virvaris on ka neid inimesi, kes suudavad mõelda natuke pikemas plaanis ette, sealhulgas võib-olla siis ka nendele kliimateemadele. Aga tuntakse siis ka seda väga selgelt, et inimesed peaksid ühiskondlike probleemide lahendamiseks rohkem ära tegema midagi. Neid, kes arvavad, et nad teevad juba piisavalt, on vaid viiendik. Väga suur hulk vastanutest siis usub ka seda, et kaasaegse ühiskonna probleeme ei ole võimalik mõjutada ilma ulatuslike struktuurimuudatusteta. Ehk siis tuntakse ka, et indiviidi tasandil on käed lühikesed, aga ka siis väga kõrge on ootus, et neid probleeme peaksid lahendama poliitikud. Et seda mõnevõrra võib-olla selgitab siis ka see, et vastajad tunnevad, et neil ei ole teadmisi ja oskusi, et süsteemi mõjutada. Et ei teata, et mis need vahendid või kanalid on, kuidas seda siis teha. Ja neid on siis väga väike hulk, kes arvavad, et need probleemid on ületatavad või et need lõhed ei ole suured. Ja siin on mul siuke omavoliline teooria, et see on 2 varianti, et kas need inimesed on siis lihtsalt ignorantsed, et nad ei saa aru, kui suured need probleemid on ja seetõttu arvavad, et see ületatav lõhe ei ole liiga suur.
või siis lihtsalt tõesti on neid inimesi, kes tunnevad, et nad omavad neid oskuseid ja teadmisi, et neid on siis väga vähesel määral. Aga ei saa öelda, et inimesed ei teeks midagi, et ikkagi tuntakse, et need ühiskondlikud probleemid panevad rohkemal või vähemal määral tegutsema, lihtsalt igaüks siis kuidas seda mõtestab, et kõige suurem siis vastajate hulk oli sellel väitel, et inimesed tunnevad, et hea tegemine ja teiste abistamine on motiveeriv ja eelkõige siis inimlikul ja igapäevasel tasandil. Et tegutseme küll, aga võib-olla rohkem oma lähiringis ja seal, kus me tunneme siis, et on kuhu meie käed ulatuvad. Ja veel omakorda sealt tuli siis välja, et kes siis selle valiku kasuks valisid, et nendest veel oli ka suur osa naisi, või tähendab naistest suur osa valis selle valiku ja sama tundis vaid 37% siis meestest, mis võib-olla ei ole nüüd otseselt seotud sellega, et mehed kuidagi vähem panustaksid nendesse ühiskondlikesse probleemidesse, vaid võib-olla nad mõtestavad seda kuidagi rohkem läbi oma igapäevase töö, samas kui naistel võib-olla on see nagu rohkem seotud sellise ma ei tea, naiseks olemise rolliga läbi koduste või pereringis inimeste aitamisega. Et ühesõnaga mehed tihtipeale ise ei mõtesta seda, et nad abistavad otseselt oma tegevusega siis ühiskondlike probleemide lahendamiseks teisi. Aga huvitav on siin see, et vaid 7% vastanutest peavad ennast aktiivseteks käivitajateks. Et ülejäänud ootavad siis, et see käivitamine tuleks kuskilt siis kuskilt väljapoolt. Aga küsisime ka seda, et mis annab lootust siis paremaks tulevikuks ja siin võib-olla on isegi nende muude küsimuste valguses mõnevõrra üllatav see, et esimesel kohal oli parem haridus ja teadmiste kasv ja siis teisel kohal teadusuuringute ja teaduse suurem väärtustamine, väga positiivne selline väike infokild siin. Aga loomulikult siis majanduskasv ja vaba meedia on ka siin, tehnoloogiline areng ja innovatsioon ja poliitiliste otsuste tegemise läbipaistvus ka. Ja kuna ma avatud vastuseid me ei jõua siin praegu vaadata selle lootuse osas, siis minu meelest võttis selle avatud vastuste väga hästi kokku Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp paar nädalat tagasi Eesti Ekspressis, kus ta siis ütles, et majandusest ei maksa rõõmustavat otsida, rõõmu otsige oma lähisuhetest, perest, sõprade seast, loodusest või kirikust. Ja umbes täpselt selline oli ka kõik siis avatud vastuste ring, et kus siis keegi seda lootust või rõõmu tänapäeval otsib. Lisaks veel märksõnadega oli siis, et inimesed tunnevad rõõmu, kui neil on stabiilne sissetulek ja töö. Et elame huvitaval ajal ja eks näis, kuhu see siis edasi viib. Kiirelt sellest ühiskondlikust arutelust ka, mis oli meil siis selle ühiskondliku agentsuse puhul võetud nagu fookusteemaks, et kas inimesed osalevad siis selles ühiskondlikus arutelus ka või mitte. Ja siin ka me näeme, et see ühiskondlik arutelu juba iseenesest tekitab paljudes väga negatiivseid tundmusi ja positiivseid emotsioone kogevad väga vähesed, vaid 8%. Aga hea uudis on see, et kõige selle taustal, et on väga negatiivsed siis meeleolud ühiskonnas ja meedia ärritab ja poliitika ärritab ja nii edasi, et siis ühiskondliku arutelu peetakse siiski valdavalt huvitavaks ja umbes pool siis vastanutest ka arvas seda, et neil on piisavalt teadmisi, et selles ühiskondlikus arutelus osaleda. Aga siin siis ka muidugi see, et väga palju teil inimestel ka ei ole ressurssi lihtsalt, et ühiskondlikus arutelus osaleda ja see ei ole võib-olla niivõrd tahtmise küsimus, kuivõrd see sama seos, et kui majanduses on keerulised ajad ja king hakkab pigistama, et siis
on rohkem fookus sellele endaga hakkama saamisel kui siis väliste sihukeste suurte teemadega tegelemisel. Ja ei taheta liiga palju neid ühiskondlikke küsimusi arutada ka nendega, kes väga erineval arvamusel on. Et ilmselt see väljendab ka sellist sotsiaalmeedia väsimust siis, et me juba teame, et kuskil sõna võttes on väga suur tõenäosus saada maha materdatud ja veel kiusatud ka. Aga siiski väga paljud inimesed, ehk siis üle poole, on pigem või väga nõus väitega, et jälgib pidevalt uudiseid ja päevakajalisi arutelusid. Ja vaatasime neid kanaleid ka. Facebook veel ja sotsiaalmeedia veel ei ületa seda uudis- ja päevakajalisi meediakanaleid. Ja siis siin me olemegi erisuse sisse toonud, et uudismeedia, aga samas ka televisiooni ja raadio netisaated, kus on ka selliseid pikaajalisemaid formaate, et võib-olla kui inimesi ärritab see negatiivne meediapilt, siis ühiskondliku arutelu otsitakse ka siiski nendest tasakaalukamatest formaatidest, kus probleeme käsitletakse mitmekülgselt ja mis ei ole siis nagu tingimata ainult sellele negatiivsele uudisele keskendunud. Nii, ja siis hoolimata sellest, et see Facebooki kasutamise hulk on nii suur, kes siis päevas kas korra või mitu korda vaatab seda Facebooki, siis neid inimesi, kes sinna ise sisu loovad või siis teiste sisu jagavad, on küllaltki vähe, mis tekitab natukene selle küsimuse, et mida me seal siis tarbime, kes seda sisu sinna dikteerib, lisaks, ma ei tea, demo reklaamidele ja muudele siuksele tavapärasele reklaamile, et seal on ka tegelikult väga palju siukest propagandasisu. Ja 60% vastanutest eelistavad siis osalemise asemel jälgida ja aruteludesse mitte laskuda ja arvatakse siis ka seda, et üksteist mõistetakse tahtlikult valesti. Nii et ma ei tea, kuidas me neid tunde sinna scrollimisse nii palju paneme, kui me tegelikult arvame, et sellest mingit kasu ei ole ja et see ei ole kõige õigem koht võib-olla, kus seda ühiskondlikku arutelu üldse pidada. Aga ühiskondlikus arutelus osaletakse küll, seda tehakse siis pere, sõprade, koolipere, siis tööpere ringis ja harvem siis ka uudiste kommentaariumites ja arutelude kommentaariumites. Ja võib-olla selline kiire kokkuvõte siis selle põhjal, mis ma praegu siit välja noppisin, et panumaailmas meie jaoks praegu teemadest kõige rohkem annavad tunda siis majandusraskused ja sõjahirm, siis samuti see, et nagu ma ütlesin, et neid inimesi, kes tunnevad, et nad omavad piisavalt oskusi, et midagi muuta, on väga-väga vähe, ehk siis meil on vaja neid sädeinimesi või aktiviste, käivitajaid, kes haaraksid ohjad, võttes Tuleviku-uuringute instituudi juhtida näiteks, ja kes siis juhataksid ka nendele teistele inimestele natukene teed selle osas, et kuidas siis mingit elevanti või suurt probleemi sööma hakata. Mis liidab meid on kogukondlikkus, et kui me leiame rõõmu oma lähiringist, sõprade ringist, siis ka ilmselt need ettevõtmised, mida me saame koos ühiselt teha, on need kohad, kus me saame mingisuguseid muutuseid ellu kutsuda ühiskondlikul tasandil. Ja ei maksa alahinnata seda kultuurse arutelu platvormide tähtsust, et olles ise teinud pikka aega, julgen öelda, Eesti kõige vähem loetumat ajalehte, siis võib-olla ei ole tõsi, aga enam-vähem, et siis et ei tasu arvata, et seetõttu nendel platvormidel ei oleks kohta samamoodi näiteks Arvamusfestival, et palju on materdatud seda Arvamusfestivali, et mis me käime seal ju mingit muutust ei tule ja need inimesed kõik tunnevad üksteist, aga tegelikult sealt saavad alguse olulised arutelud.
ja siis seesama lõpu küsimus, mis ma küsisin, et kes seda sotsiaalmeedia sisu siis loob ja et on vaja sellist teadlikkust tõsta, et me võime kergesti sattuda seal selliste väärinfo või ka väga ühekülgselt esitatud infokildude lõksu. Nii, aga nüüd kellelgi küsimusi veel selle kohta. Siin järgneb pikem arutelu, kus saab ka põhjalikumalt neid teemasid käsitleda, aga võib-olla konkreetselt selle uuringu teemadel veel kellelgi. Ma küsiks seda, kas seda usalduse kohta ei olnud küsimusi? Ta usaldusest üldse rääkinud? Selle uuringu raames me ei rääkinud, aga jah, seal üldiselt see usaldus institutsioonide vastu natukene peegeldub siis selles, et kuidas suhtutakse ühte või teise muutusesse, mis ühiskonnas hakatakse ellu kutsuma, et kas siis nagu nende institutsioonide osas, et need inimesed, kes on optimistlikumad muutuste osas, nendel on ka üldiselt nagu suurem usaldus siis selliste riiklike institutsioonide vastu või ka poliitikute vastu siis. Kas meil on veel üks? Suur tänu, ilusti töötab see mikrofon. Me hiljuti viisime Tallinnas läbi raamatukogude kontekstis uuringu ja mul on väga hea meel olnud seda kokkuvõtet praegu siin kuulata, sest väga paljud teemad kattuvad, mida meiegi teada saime, eriti need keskmised, et kogukondlikkus liidab, inimesed hindavad kultuurset arutelu, nad otsivad kohti, kus seda teha ja kuidas raamatukogud tulevikus siis saaksid olla need kohad, kus siis võimestada neid sädeinimesi ja neid käivitajaid, kes siis saaksid ka võimestada oma kogukondi paremal moel, nii et selles mõttes hästi huvitav kokkuvõte oli, aitäh. Jah, võib-olla ma lihtsalt markeerin siin ära, et midagi, mida me tahaksime selle uuringuga teha ja mis meile väga meeldis, et soomlased on ka leidnud sellise läbi kvalitatiivse uuringu osa siis profileerinud mingisugused ühiskonnagrupid või profiilid siis, et kuidas ühed või teised inimesed, et kuidas neil selle ühiskondliku agentsusega on, et kes on need inimesed, kes võtavad selle initsiatiivi, kes on need, kes ootavad seda initsiatiivi väljaspoolt, kes on põhimõtteliselt pettunud ja kõige osas nagu siis väga siuksel vastupanu olukorras, et ma loodan, et me äkki järgmine aasta saame ka need profiilid Eesti ühiskonna põhjal samamoodi kujundada. Mul on küsimus selle 7% kohta, kes, kui täpsustan nüüd, kas need olid need, kes panevad üles mingid teemad, osaleb. Okay. Et loovad ise sisu. Kas see on väike number? Enne sotsiaalmeediat olid ajakirjanikud veel marginaalsem grupp ja praegu 7% mulle tundub, et on päris suur hulk inimesi, kes tegelikult mingisugust teemasid üleval hoiab, et kõik ei saagi selles aktiivsed olla. Võib-olla tõesti ja hoidke jumal, kui kõik hakkavad arvamust avaldama seal, aga võib-olla jah, mina vaatasin nagu seda, et kui palju me aina nagu rohkem seda aega seal siis kulutame, et kas see on okei pigem, et kui sa oled seal see passiivne tarbija. Et ma ei tea, see on ka küsimus selles, et kui sügavale sellesse jänäse urgu sa võid laskuda, kui sa oled seal see passiivne tarbija, kuidagi me ei näe, et mingid inimesed kukuvadki nagu see ohuomadega seal. Et see on pigem see muret tekitav pool. Aga nad võib-olla jah ei ole nii omavahel, võib-olla see seos on minu poolt nagu meelevaldne. Ma arvan, et see oleks hästi huvitav uurimisteema. Aitäh, Helen, sulle nii huvitava ettekande eest. Mul on sulle ka šokolaad. Sa võid endale sealt šokolaadi võtta tänutäheks. Helen, kas sul on Facebook? Kas sul on Facebook? Jumal, mul on Facebook ja ma vahepeal lähen närvi ja siis teen seal mingisuguseid postitusi, mille ma pärast mõtlen, et peab Annikalt küsima, et kas see on okei. Et viimati ma ka läksin selle samas Ekspressis, kus oli siis tähendab selle Peeter Raudsepa intervjuu oli ka Raul Eametsa kommentaar jätkusuutlikule majandusele
ja noh, see oli täis nii palju rumalaid väiteid, et ma ei suutnud ennast tagasi hoida olukorras, kus ma üritaksin vähemalt hoida endast kuvandit kui nagu tasakaalukat teema käsitlejat, et noh, ma nendin seda, et kui mina võtsin Facebooki kasutusele, olid seal ainult 16-aastased inimesed ja see oli hoopis teistsugune platvorm, kui see on nüüd, et me ka teinekord ei taju nende platvormide nagu muutumist ajas, kui nad muutuvad siis nagu olulisemaks ja kus ei saa enam niisama plähmerdada, ütleme nii. Ma olen lugenud, et noored inimesed lähevad lihtsalt minema Facebookist, sest nad leiavad, et see on toksiline. Ma ise leidsin eile millegipärast ETAG tellis Tulevikeseirest ühe artikli, mida nad sponsoreerisid siis nagu sisuturundusena, nii et see hakkas reklaamina jooksma, aga nad põhiliste tsitaatidena kasutasid minu täiesti mittetasustatud intervjuu tsitaate, mida ma andsin 20-minutilise intervjuu jooksul. Aga siis inimesed, eile avastasin siis kommentaariumi, kus inimesed arutasid, et küllap see Tulevikuuuringute Instituudi juht on siis ka riigi raha eest palgal. Ja natuke ärritas küll, mingit raha pole saanud. No samamoodi vaatasin Tallinna abilinnapea Madlaja Lippuse siis mingisuguse uudise all olevaid kommentaare, kus oli pikem arutelu tema juuksuri teemal ja siis mul tekkis täpselt samamoodi küsimus, et inimesed, millega me tegeleme. Kellel on aega? Aga aitäh, Helen. Siit tuli väga palju häid mõtteid ja küsimusi paneeli jaoks, aga esmalt aplaus. Selliseid tulemusi ei saa jätta arutamata. Ja esiteks ma kutsuksin siia esimese arutajana ühe jah-inimese, kellele, kui ma ütlesin, et tahaksime selle uuringu põhjal teha ühe arutelu, siis ta ütles jah ja palun tulge meile külla. Ja see on Annika Arras, üks Eesti parimaid juhte. Ja ma olen kuulnud ka, et kui on vaja kellegiga kontakti saada, siis ükskõik kuhu sa soovid, siis sinul on kõik numbrid olemas. Ja sa tead kõiki liine. Selle peale see töötab jah, tsiteerin oma vana kolleegi, kes ütles, et kui sind kirjeldatakse üleloomulike võimetega, siis ära rutta seda tagasi lükkama. Kes publikus teab, kes selle tsitaadi autor on, siis võib pakkuda. Keegi ei tea. Kas sa tahad meile öelda või? Minge vaadake Reformierakonna missad, siis saate teada, kes selle tsitaadi autor on. Keegi pole teatrisse jõudnud. Igal juhul aitäh, et sa meid võõrustad. Teiseks ma tahaksin kutsuda Marju Lauristini. Kas mul on vaja Marjut tutvustada? Loe kõik tema teadusartiklite nimekiri ette näiteks. Marju oli värskelt avaldatud mõjukate tabelis, kus juba tutvustati minu eest mõned märksõnad. Erakordne talent akadeemilises valdkonnas kui poliitikas. Võime rääkida olulistest asjadest otse ja kartmatult. Ja sa oled kui sild, kes seob tänapäeva ajaga, mida märkimisväärne osa ühiskonnast näinudki pole. Vot. Aitäh, et sa meie pärast siia Tallinnasse kohale sõitsid. Kas Hanna, sa oled jõudnud otse Riigikogust? Hanna on meie silmapaistev noor poliitik, kliimamõtleja ja Eesti Ekspress pani sinuga tehtud intervjuu pealkirjaks Riigikogu noorim liige Hanna Lahe, olen tuleviku pärast väga hirmul. Nii et me saame sellest täna siis rääkida. Väga hea positiivne algus, aitäh. Aga me kõik oleme, ma usun. Ja Mikk Vainik on Rohetiigri arendusjuht. Ta loob parasjagu tasakaalus majandusvisiooni ja ma usun, et Eestis on vähe arvamusliidreid või selle 7% eestvedajate seast inimesi, kes ei oleks sinuga Mikk lõunal käinud ja arutanud asjade üle. Ja me Madleniga tegime sellise plaani, et me mõlemad viime seda paneeli läbi. Sest meil on siiski väga horisontaalne organisatsioon. Aga teeme niimoodi, et meie nüüd alustame, aga kui teil on küsimusi, kommentaare, siis kindlasti lehvitage ja toome mikrofoni ja saate küsida. Ei, ma rohkem ei ütle. Mul on ikka vaja, et ma rääkisin alles ära. Ja ma unustasin enne mainida, et kui te mõtlete, miks meil täna nii palju filmijaid on, siis Marjuga on kaasas tema portreefilmi meeskond. Et sellepärast, nii et pärast leiame ennast filmist.
ma pakkusin filmi nimeks Lõppmäng, aga neile ei meeldinud see. Meil on täna 3 teemat ja no siis vaatame, kuhu läheb. Kõigepealt muidugi tahaksin rääkida sellest uuringust ja saada natuke teie peegeldusi uuringule. Ja esimene küsimus ongi Marjule. Marju, sa oled tegelenud nende teemadega aastakümneid ja sul on siis selline ajalooline mälu, mida meil enamikest siin ruumis ei ole. Kas see hirm tuleviku ees või selline nagu pessimism või isegi passiivsus? Kas sa ütleksid, et see on üldse mingi uus teema? Me ei ole hirmu tuleviku ees tegelikult rohkem küsinud kui ühes meemas. Ja kahjuks ma ei võtnud neid numbreid kaasa, nii et ma ei oska öelda. Nii et see ei ole olnud meil nagu niisugune pigev küsimus. See ei ole olnud ka Eesti ühiskonnas nagu niisugune pidev teema, see hirm tuleviku ees. See on pigem praegu niisugune viimase teema. Minu meelest meil oli see, siis kui oli kriisiaeg 2008. aastal. Siis oli see sees ka muidugi. Aga nüüd on ta tekkinud muidugi uuesti. Ja ma arvan, et siin oleks, juulikuus oli küsitlus, jah. Ja tegelikult võib-olla oleks saanud seda hirmu natuke täpsemini uurida, miks pärast see hirm on ja mida just kardetakse. Et oleks vaja hirmu-uuringut teha? Sest üks asi on see hirm, mis on peegeldus sellest, mida tegelikult loob see sama avalik arutelu, meedia näiteks ja nii edasi. Ja teine on see inimeste päris tõsine sisemine hirm. Ja ma arvan, et neid oleks pidanud lahus hoidma. Okei, selle üle me saame pärast seal veiniklaasid aga ka arutada, et metoodilised lähenemised. Lihtsalt võib-olla ka peegelduseks, et mida ka Madeleine enne välja tõi, et meile tundub, et Eesti on muutumas riskideks puhverdumise ühiskonnaks. Aga jah. Annika, miks üks konsultatsioonifirma sellise uuringu tellib? Mis te sellega edasi teete? Ma enne tahan kommenteerida seda hirmuteemat, vabandust, ma vastan su küsimusele ka. Et ma olen ühe korra elus hästi suurt hirmu tundnud. Siis ma läksin aastal 2003 sisseastumiskatsetele Tartu Ülikooli meedia- ja kommunikatsiooni teadusmagistrisse ja mind intervjueeris Marju. Ja siis aga nutika noore inimesena ma lugesin bussis läbi väljaprinditud artikli Peter Druckerist ja tsiteerisin teda. Mitte, et ma oleks rohkem lugenud, aga ma sain sellega sisse. See oli päriselt hirmutav, aga ma petsin ära. Ja küll, aga nüüd me oleme siia jõudnud, et meil Miltonis on siuke lugu, et me arvame, et me oleme teistsugused ja me päriselt elame seda, mida me teeme, ehk et meid huvitab see, mis toimub ühiskonnas erinevates kihtides. Ja kanname endas edasi seda mõtet, me ei saa kellegile nõu anda, kui me ei saa ise aru, mis meie ümber toimub. Ja see on ka üks põhjus, miks me tegime selle uuringu ja miks me oleme palju muid uuringuid eelnevate aastate jooksul teinud. Et ma arvan, et kõik, mis puudutab rohepööret, ettevõtete vastutust, siis see on kindlasti üks teema, mida meie oma tiimiga oleme Eestis vist kõige rohkem läbi aastate uurinud juba aastast 2017. Ja nüüd viimastel aastatel me oleme võtnud natukene siukse laiema suuna. Reeglina jällegi saame inspiratsiooni, eks ole, oma kolleegidelt, ja selle konkreetse uuringu eesmärki olnud ka tegelikult mitte otseselt nagu vaadata, et mida me väga kardame, vaid seda, millele peaks keskendume, kui me üritaksime, kui me nüüd üritaksime, ja see on küsimus, kes üritab ja kuidas üritab, ikkagi läbi selle igapäevase suhtluse ja kommunikatsiooni seda lootust ärgitada. Et üks on jah see, mis meilt seda agentsust maha võtab, aga teine pool on see, et aga mis me siis peaks tegema, et me tahaksime olla aktiivsemad või mis seda hirmu maha võtab. Aga jah, see oli alles algus, nii et me teeme seda edasi ja järgmine aasta kavatseme ka Läti ja Leedu sisse võtta, et aru saada, kuidas me üksteist siin regioonis mõjutame. See on väga tänuväärne töö. Aitäh. Hanna, mul on lihtne küsimus, et kuidas sa neid uuringu tulemusi poliitikuna vaatad? See ei ole üldse lihtne küsimus. No ma olen ka poliitikas väga vähest aega ju olnud, eks, aga ütleme, et on raske olla sellises positsioonis, töötada sellises majas, kui kõik tundub, et on sinu vastu. Et ühelt poolt see on poliitikule paratamatus, ei saa kõigile meeldida, aga teiselt poolt olla nende muutuste keskel, selgitada inimestele, miks seda kõike vaja on ja siis minnes nagu vastu inimeste teinekord ka praktilisele pahameelele, et kõik ei ole ju ideoloogiline alati, siis on üsna keeruline ja ma arvan, et mul on natukene keerulisem ka võib-olla
kui võib öelda tavalisel poliitikul, sest et minu profiil juba puhtalt paljudele ei meeldi, et kui mina selgitan inimestele, miks on maksutõusud olulised, miks me seda teeme, versus kui seda selgitab mõni minu erakonnakaaslane, kes on palju vanem, võib-olla kannab ka ülikonda, siis see võetakse nagu paremini vastu. Et see on minu selline isiklik peegeldus, aga mis sellest uuringust veel välja tuli, on ikkagi see noorte ja vanemate vaheline siis lõhestumine või polariseerumine varasemast enam ja selline sooline polariseerumine ka, et mida ma oma töös väga palju näen, just töötades noortega, et kui ma kutsun endale töövarje või kui ma käin koolides rääkimas või käin lihtsalt noortega kohtumas, siis neid näiteid on nii palju, kus tüdrukud väga noogutavad mulle kaasa ja poisid raputavad pead ja küsivad teinekord ka päris koledaid küsimusi ja mitu korda on olnud nii, et poisid provotseerivad, mis on ka mõnele eale väga omane, saan sellest aru, aga nende küsimused on väga, nagu ütleks isegi ideoloogiliselt laetud. Ja pärast on tulnud tüdrukud minu juurde ütlema, et sorry, need poisid, kes niimoodi sinuga käitusid ja selliseid asju rääkisid, need on need, kes tegelikult väga palju koolis ei käi ja üldse on kuidagi et ühiskonna teemades ka ei huvitu ja siis näha nagu seda lõhet on hästi keeruline ja kujutada ette veel, mis sealt edasi kasvab ja seda omakorda mõjutab kõik see noorte meediaruum, mida ka see uuring tõi välja, et see lõhestumine võib paljuski alata sotsiaalmeedias, kus on erinevad sellised, kuidas siin öeldagi, rabbit hole'i sellised tekkimised ja sinna minekud võimalikud, nii et teeb murelikuks, aga tore on, et toodi ka positiivseid lahendusi välja, et seda väga paljudes uuringutes ei ole, et tavaliselt öeldakse, et kõik on halvasti, punkt, aga siin on nagu mingit lootust ka näha, nii et. See sotsiaalmeedia mullistumise sellise nagu erinevate gruppide tekkimise küsimus, mulle tundub, et ta nagu ka kumab siit uuringust läbi, et inimesed saavad julgustust oma mingisugustele maailmavaatelistele positsioonidele, võib-olla mitte oma vahetust füüsilisest keskkonnast ja need on hästi erinevad seisukohad. Meil ongi väga keeruline neid inimesi kokku tuua. Mu järgmine küsimus selle kohta on Mikule. Kui sa tegeled nii olulise teemaga nagu rohepööre, mis mingis mõttes on selline tulevikuvisioon, mille me nagu ametlikult kokku leppinud, et me peaksime sinna justkui jõudma. See eeldab, sellise asja saavutamine eeldab ju hästi tugevat liitude loomist ja inimeste kaasa tõmbamist. Kuidas sul tundub selle uuringu põhjal, kui sa peegeldad neid just see mullistumine ja need erinevad seisukohad, et kas see on sul võimatu missioon? Esiteks aitäh komplimendi eest, et ma juba kõigiga lõunal olen käinud, tegelikult kõigiga veel ei ole, aga hea meelega läheks või siis jalutama. Ja tegelikult selliste vestluste käigus mina võtan alati hoiaku ja soovitan ka nendele samadele tulevike loojatele, kes meil siin saalis on, et arvesta, et sa oled ise see veider. Et siis läheb kohe palju lihtsamaks. Et see, kelle arvamus võib olla teistest nagu eristuv, võib-olla ongi pigem selle 7% hulgas, mis on täiesti piisav ühiskonnas muutuste juhtimiseks. Et kui sa arvestad juba sellega, et sa pigem oledki nende hulgas, kelle mõte on särav, siis sa nagu kuidagi palju põnevam ja kuidagi paljud sellised pinged kohe nagu langevad ära. Et selle võrra on kohe automaatselt lihtsam, ja seda oskab igaüks meist teha, et see on esimene hea uudis kõigile, kes täna on tulnud võib-olla mureliku pilguga siia või vaadanud, et oi, et inimesed ei soovi asjadega kaasa tulla. Ma ütleks, et tegelikult see seis ei ole ju midagi nii väga hullu tegelikult. Ei ole või? Minu arvates ei ole, ma arvan, et see on adekvaatne pilt seisust ja sellest on nagu väga selged sammud, kus saab edasi minna. Teine hea uudis on see, et isegi kui on läinud maailm vahepeal komplekssemaks ja on nagu kriise juurde tulnud, siis ega meie kognitiivsed võimed ei ole sellest läinud suuremaks ja paremaks. Me suudame ikkagi tajuda sama palju kriise ja allikaid nagu korraga, et ei pea ennast sellepärast hakkama halvemini tundma, et ümberringi tundub maailma olevat hulluks läinud. Sellepärast, et sina isikuna saad tegelikult ikkagi toetuda samale hulgale allikatele, mis 2 või 5 või 15 aastat tagasi. Et see on nagu pigem nagu aju funktsioon, mis ei muutu ja selle tulemusena, kui nagu anda endale natukene asu, siis on palju lihtsam ka siin uuringus välja toodud probleeme lahendada.
sa oled sattunud väga õigesti, sa said väga hästi aru sellest paneeli pealkirjast, et kuidas neid positiivseid tulevikke Eestis mudida. Aga ma näen Marju näost, et ta tahab kommenteerida seda. Ei, mulle lihtsalt meeldis see Miku lähenemine, ma ütleks niiviisi, et alati on ju 2 võimalust, kui meile maailma meeldi, siis kas muuta maailma või muuta oma arusaamist, mis see maailm on. Ja kui me fundamentaalselt valesti saame aru, mis maailm on ja tahame temalt asju, mida temast toimuda ei saa selles olukorras, siis me olemegi kogu aeg õnnetud. Võib-olla me peaks kõigepealt natuke kõrvale astuma ja mõtlema, mis see maailm praegu on, miks ta niisugune on. Ja kui me räägime, et on ohud, siis mille suhtes on ohud? Kas need ohud on mingid niisugused üleüldisemad, jah, kliima soojenemine tõesti on üleüldine oht, eks ole, ja siin on veel omaette küsimus, eks ole, meie vaatame, kuidas moodi asjad on näiteks Saksamaal ja mõtleme, et oi, vaesed sakslased. aga kui me vaatame neid asju, mis meie enda isiklikus elus on ohtlikud, siis on hoopis teised asjad, eks ole. Tüdrukul on oht, et poiss jätab maha ja kõik niisugused asjad. Nii et see, kuidas me defineerime ikkagi neid ohtusid ja kuidas me defineerime oma kohta selles maailmas, sellest hakkab kõik peale. Ja kui siin öeldi, et Eestis on nagu riski tunnetus liiga suur, siis ma ütleks, et ausalt mulle tundub, see on liiga väike. Sest üks asi on karta ohtu, teine asi on riskitunnetus. Meil ei ole riskimõtlemist. Riskimõtlemine on just nimelt see, et me suudame ennustada, suudame vaadata, mis asjad toimuvad, kuhu suunan nad lähevad, milles siin võib olla mingisugune tõesti negatiivne näha, mis selle riski vastu aitab. Riskianalüütilist mõtlemist meil tegelikult ei ole. Ja meil ei õpetata seda ka muide koolis. Nii et mina arvan, et kui maailm läheb järjest, nagu siin on öeldud, eks ole, ta tõesti on ohtlikum kui enne ja siin on tõesti võimalusi, et tekivad mingid vägagi negatiivsed asjad, siis siin just nimelt peaks arendama riskimõtlemist. Riskimõtlemine on tegelikult konstruktiivne. Jah, kas ma võin ka kommenteerida või? See on tegelikult hea tähelepanek, Marju. Me oleme Eerikuga teinud aasta aega ühte kriiside projekti, kus me tegime 21 kriisistsenaariumit ja selle tulemusel me ka pakkusime välja selliseid riskide ja kriisijuhtimise meetmeid, aga teiselt poolt ka need suured üleminekud ja nende ettevalmistamine ka võib-olla ikkagi mingisugune positiivne transformatsioon seal taustal võiks ju kumada kuskil. Aga see oli lihtsalt remark vahele. Mingeid mõtteid veel? Ühe asja ütleks enda samade riskide kohta ja nüüd ma jälle panen endale kohe selle mütsi pähe, et ma hea meelega võtan riski näida veider, aga minu arvates mõnikord peab ikkagi riskiga suurendama. Ja selleks, et aru saada, milles tegelikult see probleem on, kuidas me ühiskonnas suudaksime küsida olulisemaid küsimusi kui seni ja samamoodi selleks tasub võimalikult palju lihtsalt lasta lahti sellisest arvamusest, et peabki kõigile meeldima ja et ei tohi näida veider. Võib küll, see on täitsa fine ju. Ja kui siin sellest agentsusest rääkida ja siin oli ju agentsus üks põhiteemasid, siis tegelikult agentsuse üks omadus kindlasti ongi see, et suhestutakse sellelt positsioonilt, mis toimub ja mis on minu roll, mida ma teha saan. Ja see on ükskõik mis tasandil, eks ole, kas oma kodumajapidamise tasandil või oma kogukonna tasandil või laiemal tasandil, aga see hoiaku tüüp on selline, eks ole, see agentsus, sellega kaasneb teatud riski hindamine ja oma võimekust tunda, et ma olen selle riski nüüd ära tulnud, ma saan siin midagi ette võtta. Mul selles mõttes läks kergemaks Miku kuulates, et ma üritasin ise ennast mõtestada läbi veidrikuks olemise ja siis jumalast hea hakkas, et see kindlasti aitab. Aga võib-olla ma olen väga nõus Marjuga, et see riski mõtlemine on oluline, aga ma nüüd üritasin ette kujutada, et kui meil oleks niisuguse tugeva ja kontseptuaalse riskimõtlemisega poliitikuid rohkem, mis nad võtaksid suuremaid riske, mis jama sees me siis oleksime. Et vaata, sealt tuleb jälle natukene see teine pool, et kuidas me neid asju ka tajume, eks, ja siis seda taju ja mida me seal meediapildis näeme, ja siis me saame selle lõpuks tagasi, sest tihtipeale see riski võtmine, vaata, kui ta ei too kaasa sulle seda soovitud muutust, siis mõtlemine üldse kaasa. Tegutsemine, riski tegutsemine just. Mul meenub, et kunagi, kas see oli 90-ndatel, kui Villu Reiljan viis mingi põllumajandusministeeriumi vist raha börsile või? Vot see on riski tegutsemine. Ja räägime nüüd sellest
kuidas siis nende riskide puhul toimida, siis see riski mõtlemine on see, mida nüüd me just arutasime siin. Krista on ka siin, mineva nädalal oli suur haridusfoorum ja arutasime, missuguseid omadusi peaks siis nagu just nimelt tulevikku vaadates rohkem nagu rõhutama ja nagu koolis kujundama, mis laadi pädevusi. Ja üks nendest kindlasti ongi sama niisugune tuleviku mõtlemise pädevus ja seal on isegi nüüd väga ilus ingliskeelne nimi meil, Mati Heidmes tegi ettekande maailma tasemel nendest soovitustest, kui haridus peaks minema ja selle ingliskeelne nimi oli anticipatory thinking, ettevaatav mõtlemine. Ja ma arvan, et see on väga oluline, see ei pruugi olla see, et me istume mäe otsas ja vaatame kaugusse ja unistame, vaid pigem see on just nimelt see, et igas oma sammus näha ka see tuleviku moment ära, eks ole, kuhu me läheme ja mis riskid seal on. Ja kui rääkida poliitikutest, siis minu meelest meil on vastupidi just see näha, et keeldutakse tegelikult riskidest mõtlema, kui oma mingeid otsuseid tehakse, siis väga vähe on tegeliku riskianalüüsi, mida üks või teine muutus kaasa toob. Siin me arutasime seda väikeste koolide kinnipanemist, eks ole. Kui seda vaadata ainult ühest kohast, siis on see üks teema, aga vaadata laiemalt kultuuri seisugalt, mis risk sellega kaasneb, tulevad kohe hoopis teised teemad juurde, aga kuna poliitikud tegelevad oma ministeeriumi raames, siis ongi hea, riskid on teise ministri omad. Ja siis ongi see häda, et me ei näegi neid riskest, riskid tavaliselt ongi sellised. Nad lähevad kuskile teise kohta, nad ei ole siin sinu ninal, on teise riskid. Ja siis on öeldud, et see ei ole minu teema. Jah, seda me nägime ka seal kriiside projektis päris palju, et kui rääkida mingisugusest hästi suurest kriisist, näiteks suur migrandikriis, mis võib Eestit tabada, siis ühe ministeeriumi ametnikud ütlevad, aga see ju rohkem langeb sinna teise ministeeriumi haldusalasse. Aga nüüd me jõudsimegi sujuvalt me teise teemani, mis on siis tuleviku mõtlemise olukord Eestis täna. Ma annan sõnajärje Madlenile üle. Kas sa saad? Kas on saalist küsimusi, kommentaare vahepeal meie panelistidele? Nii ei ole. Aga liigume siis edasi, et kui me natukene siin arutlesime praegu, mis mõtteid need uuringu tulemused tekitasid, et siis mõtleks nüüd nagu sammukese edasi, et kus me siis nagu oleme, et nii-öelda selle agentsuse loomise, tulevikust mõtlemise stsenaariumite juures. Ja mul olekski kohe, Hanna, sulle küsimus. Siin tutvustati sind kui nii-öelda noorte esindajat Riigikogus, et kuidas sa tajud praegu, et ühest küljest noored on aktiivsed, me näeme neid siin ja seal mingisuguste initsiatiividega välja tulemas, aga ütleme, kõik need otsused, mida praegu langetatakse, need ju tegelikult puudutavad tulevikku, et nende tagajärjed nii-öelda hakkavad olema tulevikus. Et kuidas sulle tundub või mis su kogemus on, et kas siis need samad noored, kes siis peavad nende tagajärgedega nii-öelda elama, et kuivõrd nende hääl on kuulda ja kuivõrd siis seda arvestatakse mingisuguste otsuste langetamisel, et kas neil on nagu käsi sees nendes protsessides, et mis sinu kogemus ütleb? See on hea küsimus, me võiksin väga pikalt selle üle arutleda. Loomulikult, mida teha saab, on noored ise tuua poliitikale lähemale. Üks teema, millega ma Riigikogus tegelen, on valimise kandideerimise ja langetamine, mis on saanud väga palju positiivset vastukaja, aga ka negatiivset. Ja negatiivset just selles osas, et noored ei ole väidetavalt siis piisavalt targad, nad on mõjutatavad, nad ei tea, mis on õiged valikud poliitikas ja nii edasi. Ja minu kolleegid Riigikogus, kes neid argumente pidevalt toovad, ma nendega loomulikult nõus ei ole, aga mulle tundub, et nad on nagu sellega leppinud, et meil ongi sellised noored, et noored niikuinii ei taha demokraatias osaleda, noored ei tee seda, teist ja kolmandat, noored on ainult TikTokis, aga et seda proaktiivsust näidata, et mida meie noorte heaks teeme, seda minu arvates väga palju ei ole. Ja seal on palju põhjuseid, üks on puhtalt see, et noored on valijagrupina väga väike. Et kui mina ütlen, et ma tahaks selle muudatusega noori demokraatiale lähemale tuua, siis arvatakse, et ma tahan endale valijaid juurde saada. See võib minna nii, et ma saan sealt paar valijad, aga iga kord, kui ma käin noortele midagi rääkimas, ma ütlen, et minge valima ükskõik, mis teie eelistus on, aga vähemalt, et te lähete või kirjutage ükskõik millisele poliitikule, et minna töövarjuks, et see pole minu isiklik projekt, aga nemad näevad nagu seda praktilist külge seal. Ja ma näen sellist silmakirjalikkust üsna palju, et ühelt poolt hääletatakse näiteks valimise kandideerimise ja langetamisele vastu ja siis teiselt poolt, kui on kampaania, tehakse TikTok.
ja hakatakse seal kukerpalle viskama. Et minu jaoks on siin selline nagu mõni küsimärk, et kas see on nagu okei. Ja nii palju, kui ma olen oma sellist väikest uuringut teinud, siis noorte seas, kellega ma kohtun, siis tegelikult need kukerpalli tegijad väga palju hääli ikkagi ei saa. Aga see näitab selle poliitikute sellist enda mõtteviisi, et kui on kasu, siis teeme ära, aga kui mina sellest midagi ei saa, siis ärme tee. Ma näen seda sellist dissonantsi võib-olla nagu väga selle rohepöörde kontekstis, et väga palju, kui rääkida noortest ja kliimast ja keskkonnast, ma kohtan sellist suhtumist oma kolleegidelt siis jälle, et noored on meie tulevik, küll noored tulevad, teevad ära, näete juba lasteaias õpetatakse prügi sorteerimist, et meid vanu enam ümber ei õpeta, et noored tulevad ja teevad, et mis me siin praegu räägime sellest rohepöördest. Ja siis, kui noored kaebavad õlitehase kohtusse, kui nad käivad streikimas, kui nad lähevad õppima juristiks, lähevad õppima keskkonnatehnoloogiaid, tulevad Riigikokku nagu mina selle jaoks, et seda muutust ellu tuua, siis öeldakse, et issand, et sa oled selline aktivist, et rahune nüüd maha, et ole nüüd noor ka korraks ja mis sa nagu tõmbled kogu aeg. Et nagu tahetakse üht, aga siis need teod ja sõnad ei lähe omavahel üldse kokku, et mulle tundub, see probleem on selles, et meil ei ole neid eeskujusid piisavalt, et mina selle sammu astusin, et poliitikasse tulla, ma ei ütle, et see on ainuõige samm, noored teevad väga palju head teistes valdkondades ka, aga ma olen täiesti kindel, et aastal 2027, kui mina peaksin uuesti kandideerima Riigikokku ja valituks osutuma, siis ma ei oleks enam kõige noorem, sest tuleb see noortele nagu lähemale tuua kuidagi ja just nagu praktilises mõttes, et õpikust lugemine on üks asi ja teine asi on see, kui sa päriselt näed, mis toimub. Vabandust, ma räägin nii pikalt, aga lihtsalt ma näen seda erinevust väga palju nende Tallinna eliitkoolide ja võib öelda siis laias laastus kõikide teiste koolide vahel. Et kui palju ühiskonna teemadest midagi üldse teatakse, kui palju kas käiakse valimas, kas kodus räägitakse ja nii edasi. Et see hariduslik taust on väga oluline, sest kodune taust on ju inimestel erinev, eks, aga see, mida sa koolis saad, võiks olla nagu mingis mõtteski ühtlustatud, et tänased need ühiskonnaõpetuse tunnid seda liiga head teadmist ei anna ja see toob sellise suure ebavõrdsuse, mis ilmselt kandub üle, et mina noorena ei käinud valimas, mind poliitika ei huvitanud, siis see muutus protesti vaimus, kui EKRE ikka valitsus tuli, aga ega kõik ei aktiviseeru samamoodi, et paratamatult ta jääb selle hariduse taha ka ja ma arvan, et see on probleem, sest me täna räägime küll sellest tulevikuvisioonist, aga meil on juba täna asju, mida me saame teha paremini, et me ei pea nii kaugele tulevikuga vaatama. Kui Marju räägib sellest, et me ei julge otsustada poliitikutena, siis ma olen täiesti nõus, et see haridusreform näiteks eestikeelsele haridusele üleminek, et miks me seda alles täna teeme, et ma ei tea. Seda oleks pidanud teile ühiskonnaõpetuse tunnis õpetama. Aga mina sellest koolis midagi ei kuulnud, et ühesõnaga minu mõtted. Ma vastan selle peale teile lihtsalt, miks ma ütlesin seda, sellepärast, et kuna meil haridus on siiamaani olnud kohaliku omavalitsuse nii-öelda omand ja koolis vist õpitakse ka seda, kes millest vastutab. Ja kui kohalikus omavalitsuses on teatud valijad, eks ole, te ju teate, mis tähendab, kui valijad on enamuses, siis järelikult kohalik omavalitsus otsustab nii, nagu valijad tahavad. Nii et ma palun andeks, et ma lihtsalt tahtsin vastata sellele küsimusele, see ei ole otsustamatus ja see on meie poliitilise, selle poliitilise süsteemi, poliitiliste praktikate teema. Praktikate küll, aga neid praktikaid ju saab ka muuta, et mul lihtsalt tundub, et mingid probleemid on kuhjunud ja me oleks võinud nendega palju varem tegeleda, samamoodi nagu kõik see kliimapoliitika, et on nagu edasi lükatud ja mina uue inimesena poliitikas näen, et see on päris nõme ja üsna frustreeruv. See on väga vahva, kui me tulime poliitikasse, me tahtsime ka kohe kõik ära teha, osa saime teha, aga osa asjad, mis me siis tahtsime teha, on alles nüüd küpsed, et hakata tegema. Poliitika on ka natuke niisugune asi, mis peab arvestama ajakuluga. Puud paned seemnes mulda, siis ei saa kohe tahta, et homme teen õunamoosi. nii et see on, see noorte teema on tegelikult väga oluline teema ausalt öeldes. Ja see, et meil Hanna praegu on olemas, see on suur õnn, aga et on ainult üks Hanna, see on väga kurb, sest mina olen arutanud oma tudengitega seda sama noorte teemat ja tudengid näiteks tõepoolest ütlevad seda, et noorte häält ei ole Eesti ühiskonnas kuulda. Ja peale selle, mis on teine pool sellest asjast, ma ei tea, kas Hanna on sellega nõus. Mina olen aru saanud, et noorte jaoks seda laadi, see kas või see sõnastamise viis
või noh, teatud niisugune tegevuse viis, et see nagu tundub juba nii ajast ja arust või kuidagi võõras, et nagu ei tahetagi nagu sellepärast, mitte sellepärast, et poliitika ei huvitaks, aga sellepärast, et lihtsalt ei leita endale nagu seda nagu seda sobivat keskkonda või kohta, kus asjadest räägitakse just nendest asjadest, mis on tähtsad, nii et siit tuleks ka mingi impulss, et ma tahaks seda kaasa teha. Ja see on väga tõsine teema, kui me räägime agentsusest muide. Sest minu meelest meil ei ole, ma ei oska öelda muidugi, mis on väga ammu olnud, aga selle aja jooksul, mis mina olen näinud, nii suurt põlvkondade lõhet pole kunagi olnud. Mitte sellepärast, et see oleks mingi hirmus paha, keegi paha on lõhestanud, vaid aeg on läinud nii ruttu edasi. Et juba, ma ei tea, ma julgen öelda, vaadates nüüd jällegi seda oma tudengite pealt, et näiteks nendele, kes on 20, juba 30 aastased tunduvad nagu kuskilt teisest keskkonnast, teist moodi suhtuvad. Ja 30-stele siis 50-sed. Ja kui me vaatame seda agentsuse teemat, siis need on täiesti erinevad agentsused, mis on siis sellel 20-aastasel, kuhu see on suunatud, mida tema tahaks maailmas muuta või enda elus muuta, võrreldes sellega, mis on 45 või 50-aastasel või 70-aastasel. Ja minu meelest me seda põlvkondlikku teemat, see ei ole lihtsalt niisugune lõhestatust, et keegi on lõhestunud, vaid see on mingis mõttes see, ütleme nii, et selle kiiresti muutuvas maailmas on tekkinud need niisugused laiali paiskavad jõud, eks ole. Ja meil ei ole kunagi see muutuste kiirus nii suur olnud, et seda nii kohe näha, seda tulemust, mis juhtub inimestega. Üks küsimus on publiku hulgas, aga ma ütlen kommentaariks ennem, et kuulasin Hanachit, siis mul oli süda oli nii rahul, et mul läks viimastel valimistel, mul läks hääl õigesse kohta. Aga ma tahtsin selle noorte suunal veel lihtsalt kommentaarina juurde öelda, et ma olen väga nõus sellega, aga seesama, et see põlvkondade, nagu see lõhe põlvkondade vahel, aga huvitav on lihtsalt see, et mis teemadel ka see lõhe on seal. Et olles alates 2017 uurinud Eestis kodanike ootusi, siis just nagu ettevõtetele küll, siis sotsiaalse vastutuse kontekstis, siis 2017 oli juba hästi tugevalt esil see, et noorem põlvkond, kes siis nüüd mitte küll 16, aga 18-23, oli siis 7 aastat tagasi oma väärtusruumis, et mis on neile oluline, mille osas nad tahavad, et ühiskonnas siis rohkem panustataks, täpselt samas kohas, kus oli keskmine rootslane. Aga ülejäänud osa Eestis, siis kõik, kes läksid seal niimoodi 25 pluss ja üles, me olime ikkagi veel klassikalised eestlased, ja kui kliimateema, kui siin kliimateema on läbi käinud ja siin me valutame südant, et miks ei ole piisavalt tähtis, siis see kliima oli number 1 Eesti noorte seas juba siis, see on jätkuvalt täna seal, aga kõik need muud seltskonnad, erinevad vanusegrupid, me tähtsustame seda vähem, et mulle tundub, et see on ka teatud teemade spetsiifiline, kus see lõhe on alguse saanud ja miks meil siis see ainukene noor Riigikogus on täna just nimelt kliimanoor, on ju? Me tegime isegi analüüsi minev aasta või ülemine aasta ajakirjanduses, meedias. Kogu kliimateema, see seoti sellise kontekstiga, see on nende noorte teema. See on mingi niši noorte teema. Maiul on küsimus ja siis mul on Annikale jätku küsimus. Mul tegelikult on üks kommentaar, et kui tohib, et mind hästi ka huvitab see teema, eks ole, et noorte agentsus ja noorte roll siis selles ühiskonnas, et pikka aega olen selle teemaga just tegelenud, et kas see on nagu, et kus see põlvkondade lõhe siis tuleb, on, kas see on põlvkondadest lähtub, on see sellest lähtud just, eks ole, ühiskondlikud muutused niivõrd kiirenevas tempos toimuvad muutused ja noored kasvavad nendes hoopis teistsugusest ühiskonnas nagu kontekstis üles, aga need meie ühiskonna struktuurid, et kus me tahame, et nad oma agentsust väljendaksid, et need ei tule nii kiiresti kaasa, eks ole. Et see samast võib-olla ongi, eks ole, Riigikokku siis jõuabki noori sellepärast vähem, et nemad võib-olla ootavad hoopis teistsuguses vormis seda osalemist ühiskonna elus, otsustusprotsessides, eks ole, et neile enam need mudelid ja tööprotsessi või protseduuriline demokraatia ei sobi, aga kus me oleme näinud, eks ole, kus seda agentsust leitakse, aktiivsust, ongi siis, eks ole, majanduses. Majandusmudelid, mis on hästi kiiresti arenenud ja kus seal siis, eks ole, et ettevõtlik
kodanik, sa võid ka kodanikuna olla, aktiivse kodanikuna, aga sa ikkagi rohkem siis kipud ettevõtliku noorena minema, eks ole, pigem nagu majandusse, eks ole, ennast teostama. Et siin on ka see, eks ole, et kuivõrd meie struktuurid jõuavad näiteks avalikus sektoris, eks ole, järgi tulla nende muutustega. Ja kas me nagu ja teadlik ja neid peab siis nagu teadlikult disainima ja muutma ja avama noortele, aga ka üldse, eks ole, teistele nagu uuendustele, et teised ühiskonnogrupid saaksid sinna ligi tulla, eks, et siis tasakaalustada ära, et erinevad hääled oleksid kuulda võetud. Aitäh. Kas oli küsimus Annikale? Või kommentaar? Okei, Tial on ka küsimus. Ja aitäh, Tea Danilovalan Arenguseire Keskusest ja mulle jäi kõrva see noored ja nende kaasamine poliitikasse sellisel moel, et näiteks valimisiga langetada ja samal ajal siis kampaania, mis toimub sotsiaalmeedias. Ja mulle endale tundub ja tegelikult ma sain hiljuti kinnitust ka ühe veel ilmumata kirjatüki näol, et kui langetada valimisiga, siis need parteid, kes selle taga on, peavad olema väga kindlad, et nad teevad sotsiaalmeedias puhta töö. Sest et mõtleme, kuidas sai Europarlamenti Jüri Ratas ja tegelikult Saksamaal langetati Europarlamendi valimise iga 16 eluaastale, mis tõi kaasa selle, et viimastel Europarlamendi valimistel tegelikult paremäärmuslikud erakonnad võtsid palju rohkem hääli just nende samade, ütleme, nende esindatus noorte seas või protsent, mille nad said noortest, protsent noori valijaid, kes neile hääle andsid, oli palju suurem kui varasematel Europarlamendi valimistel. Ehk tegelikult need kukerpallid seal TikTokis toovad tulemuse ja eriti just nende värskete ja noorte valijate seas. Ja see teeb mulle tegelikult muret, et ma hea meelega näeks, et valimisiga oleks madalam, aga samal ajal ma ei tahaks, et seetõttu peaks veel rohkem poliitikuid hakkama TikTokis kukerpalle tegema. Nii, Hanna. Jaa, ma pean ütlema, et ma ei ole sellega nõus. Me võiks seda uuringut natuke siis laiendada või vaadata, ütleme, kas äärmuslikkus või populism või selline, et ega see ainult noorte seas ei levi, et võib-olla vaadata seda trendi kasvu siis teiste vanusegruppide seas ka, et kui mõelda selle mõjutatavuse peale, siis neid faktoreid on nii palju, mis erinevatele eagruppidele mõjuvad ja kui konkreetselt rääkida Jüri Ratasest, et kõik saite aru, keda ma siis mõtlesin, kui ma kukerpallitamisest rääkisin, ma olen täiesti kindel, et tema hääled ei tulnud noortelt, ta on ikkagi endine peaminister, pikalt olnud poliitikas, ta tegi väga aktiivset kampaaniat, me käisime mitmel üritusel koos, ta tõesti andis nagu endast viimase, et need noored, kes ikkagi lähevad valima mõtestatult, neid on kindlasti palju rohkem kui neid, kes lähevad sellepärast, et nad mingid kukerpalli nägid, sest kui ma mõtlen nende noorte peale, kes väga ei viitsi valima minna, siis nende jaoks juba see mõte, et ta peab üldse sinna kasti juurde minema või mingi eraldi asja tõmbama arvutisse ja siis klikkima, siis tundub kõik nii suur vaev, et nad ei tee seda, kas sa teed kukerpalli või mitte. Et ma nagu tõmbaks selle probleemi võib-olla natuke laiemaks. Mul oleks kohe siit küsimus Annikale, et mis siis ikkagi selle hääle toob, et mis on ühe hääle anatoomia nii-öelda sinu kogemuses? Minule paned siukse küsimuse, ma arvan, et Marju teab palju rohkem, sest tema on päriselt käinud neid hääli võtmas, et ma olen lihtsalt nõustanud kõiki neid, kes peavad hääli võtma, aga emotsioon, lõpuks on see emotsionaalne otsus reeglina. Aga selle sama teema jätkuks, tegelikult need on seotud, et ma selles küsimuses ka kipun toetama Hanahit, et kuna mu see töö meedias tihti peale läheb ka läbi selle, et ajakirjanikud küsivad minu käest, mida ma poliitikutest arvan. Mõnikord päris naljakas, sest et nad küsivad väga huvitavaid küsimusi, aga näiteks üks küsimus, mida ma sain süstemaatiliselt Europarlamendi valimiste eel ja ka järgi ja tänaseni saan, oli siis TikTok ja Jüri Ratas või üleüldse ja siis väide, et kas nüüd kõik poliitikud lähevad selle peale siis TikTokima, aga tead, mis oli huvitav, ma ei hakka praegu sellele küsimusele vastama, vaid mis oli huvitav, oli selle küsimuse toon iga kord ja see küsimuse toon oli igal korral naeruvääristav. Ja kui me nüüd tahame mõelda korraks, et kuidas me nagu vähendame seda lõhet võib-olla noorte vahel, siis
kas me peame tegelikult selles ühiskondlikus debatis ja selles meediafoonis naeruvääristama tegelikult neid kanaleid ja suhtlusviised, mis on omased tänastele noortele. Võib-olla on natukene naljakas, et üks vana inimene ronib noorte kanalisse. Okei, me võime selle üle nagu väikese nalja visata, aga teisest küljest, kui ta läheb platvormile, kus on tegelikult see pinnas, et sul püsiks kontakt noorema põlvkonnaga, siis mina tahaks küsida, et aga miks see halb on? Vastupidi, seda tuleks teha, seda tuleks rohkem teha. Et 6 aega tagasi juhtus olukord, kus mõnitati meedias kõva häälega Riigikogu selle eest, et nad julgesid palgata endale kellegi, kes pidi siis looma suhet noorema põlvkonnaga sotsiaalmeedias. Okei, see oli halvast natuke õnnetult välja kukkunud, sest et seal räägiti maine parandamisest, on ju, et sellega ei peaks tegelema. Aga kui me nimetame seda teadlikkuse suurendamiseks, mis on Riigikogu, mida seal tehakse, kuidas seal tehakse ja seeläbi leida need noored inimesed, kes mõistavad, millistes kanalites ja millisel viisil suhtleb täna noorem põlvkond, see on täpselt õige küsimus, mida tuleb küsida. Nii et ma ei tea, kuidas me sellest välja ronime, aga ma tahaks kuidagi selle sildistamise selles küsimuses ühiskondlikust debatist maha saada. See on hästi hea tähelepanek ja me vaikselt tüürime sinna põhifookuse juurde, mis on see, mida me peaksime siis ette võtma, mis on need mehhanismid ja tüürid, aga mul on tegelikult Mikule küsimus. Tahaks kuulda sinu mõtteid selle agentsuse osas, et me räägime siin erinevatest gruppidest, tulevikumõtlemise agentsusest, aga see küsimus on see, et mis on sinu tunnetus, et kuidas, ja teised võivad ka pärast kommenteerida, kui me räägime sellest tänasest olukorrast, kuidas Eestis otsuseid tehakse, kas on üldse nagu vahet, kellel on agentsused, kas need otsused on sellised nagu kaasavad? Mul võib olla suur nagu tunne, et ma räägin tulevikus kaasa, aga kas tegelikult toimuvad asjad kuskil kulisside taga? Kui teaks, mul meenub eelmine aasta ühe praeguse parlamendierakonna endise kommunikatsioonijuhi kommentaar, et 99% ajast ei saanud aru, kuidas otsused sündisid kommunikatsioonijuhina. Et see oli minu jaoks nagu päris kõnekas. Aga minu arvates, kui agentsusest rääkida, me palun vabandust, aga me liiga palju räägime ikkagi poliitikast ja liiga palju räägime noortest. Noortest räägime liiga palju sellepärast, et see on nagu rohkem nagu mõtteviisi kui vanuse küsimus, mulle tundub. Et seda mulle väga meeldis kuulda näiteks Arvamusfestivalil. Marju, sa olid ise ühes paneelis, kus oli juttu sellest, et mida me siis teeme 20 aasta pärast, kui meil on väga palju vanemaid inimesi, palju rohkem. No me kaasame neid, me anname neile agentsust, me anname neile viisi ühiskonnas kaasa mõelda, et see kokkuvõttes on nagu number passis ja nagu mõtteviisi küsimus. Ja poliitikud selles mõttes liiga palju, ega meid siin saalis ei ole ju väga palju poliitikuid, eks ole, aga meil on siin nii mõnigi näiteks avalik teenistuja, panen tähele, mõni väga palju ettevõtjaid, et tegelikult see agentsus on ju täpselt selles 7%, kes tuli nagu ka slaidilt korduvalt välja ja ma ütlen veel kord, et see ongi täiesti normaalne, sellepärast, et need ongi need innovaatorid ja early adopterid, kes siis seisavad ühel pool seda näilist või tegelikku kuristikku. Aga ma arvan, et oluline omadus nendel inimestel on seda kuristikku vaadata mitte takistuse, vaid millegi põnevana. Et see on nagu jällegi nagu oluline, et kuidas on siis nagu suhtumine sellesse, et kelle ülesanne on ühiskonnas positiivseid muutusi ellu kutsuda. Nüüd Marju juba tahab lisada, nii et anna minna. See on väga hea sissejuhatus järgmisele küsimusele. Ma annan kohe Marjule sõna, aga kelle ülesanne siis on, jah? Mis sa ütled, Marju? Mulle meeldis siin selles küsitluses oli üks slaid, mis näitas, et suur osa inimesi arvab, et selleks, et nad oleksid nagu nõus või ühesõnaga, et nagu positiivne muutus oleks vaja siiski selliseid suuremaid nagu süsteemseid muutusi, kuigi armas ettekandja pani selle seisukoha nagu sellisele keskmisele kohale, öeldes, et samas, eks ole, et nagu just nagu, et see on nagu aga või. Ja tegelikult see ei ole mitte aga, vaid see on tegelikult äärmiselt oluline, kui me tõesti võtame seda tõsiselt, et nii suur hulk inimesi arvab praegu, et selleks, et midagi muutuks positiivselt, on vajalikud ikkagi süsteemsed muutused.
siis on tegelikult umbes sama olukord, nagu oli, kui me meenutame 80-ndaid. Kui oli fosforide sõda, ma mäletan, me tegime 83 selle suure keskkonnateaduse uuringu, eks ole. Ja siis seal oli ka igasuguseid asju, tuleb ikka seadust paremini täita ja loodust armastada ja nii edasi, aga meil oli see võrdlev uuring, oli eestlased, siis oli Ungari ja olid siis venelased olid Leningradist. Ja venelased ütlesid, et tuleb seadust paremini täita, ungarlased ütlesid, et tuleb looduse ilu armastada. Eestlased ütlesid, et süsteemi tuleb muuta. ja eks see süsteem hakkaski varsti pragunema, fosforide sõsa tuli 4 aasta pärast. Nii et kui praegu on ühiskonnas selline tunne, et süsteemi tuleb muuta, siis seda peab võtma väga tõsiselt. Ja siis on muidugi küsimus, mis süsteemi, mida nimelt tuleks muuta. Ja võib-olla siis tänase teemaga seoses, ma olen ka selle üle mõelnud, ma mõtlen, tuleks muuta seda sama otsustamise süsteemi. Mina mõtlen, et mind sõna kaasamine teeb närviliseks. Ma oma tudengitel ei luba rääkida kaasamisest, ainult osalemisest. Kaasav ja koosloomeline. Kuule, mul tuli meelde, ma unustasin Eeriku ära, vabandust. Eerikul oli vahepeal küsimus. Ja siis miks saad kohe sõna? Vabandust, Eerik. Vabandan, mul küsimus nüüd käis küll selle eelmise pildi kohta, mis ees oli, et mis seisus see tuleviku mõtlemine ikkagi on. Ja minu arvates, kui nüüd vaadata nagu dünaamika kaudu seda, siis seal on üks hea asi ja üks paha asi. Tähendab, hea asi on see, et praegu tuleviku mõtlemises on ikkagi nagu alternatiive ja stsenaariumeid palju rohkem üleval, kui oli 10 aastat, 15 aastat, 20 aastat tagasi. Ma mäletan, kui Eestis hakati arengufondi tegema omal ajal, Arenguseire Keskuse eelkäija, ja siis oli ikka pilt oli selles mõttes väga üheülbaline, et nagu olidki mingid ühed tõed ja alternatiiv ei olnud. Ma ei ütle, et praegu tulevik alternatiiv just täis on Eesti ühiskonna jaoks, aga neid on päris palju. Ja kui mõni mu tuttav tuleb siin kurtma, et aga miks siis sellest tuleviks pole kirjutus, Peeter, et kuule, aga seda oled lugenud, vaata, rohelised teevad stsenaariumid, Arenguseire Keskus teeb stsenaariumid, eks ole, loe ja räägime siis. Nii et minu arvates see on nagu pluss. Aga nüüd edasi tuleb mingi tõrge. Ja tõrge on see, et need, ütleme, alternatiivid ja variantsus, see ei lähe nagu edasi strateegiatesse. Kui ma vaatan strateegilisi dokumente, siis need on austuseks piisavalt jubedad. Nad on suuresti on nagu tehtud ministeeriumi põhiselt, nad on kirjutatud kantseliidis, ütleme, ma ei näe, ja kusjuures ma tean, et osa inimesi, kes neid stsenaariumid kirjutavad, on, ma ei tea, Toompea lossis seal stsenaariumeid arutanud ja täitsa mõistlikud inimesed. Aga see, mis välja tuleb, seal nagu see ei peegeldu. Ja teine asi on, kui nüüd siin noortest oli jutt, et ma olen ka noorte inimestega rääkinud ja mul tundub kuidagi, et seal on niimoodi, et kui ma kelle käest küsin, siis tal on see üks alternatiiv, mida ta kaitseb. Aga ütleme, et õudselt tore oleks ju, kui ütleme nii, et on mingid asjad stsenaariumitena välja käidud, et hakataks nagu võrdlema neid või. Et mis selles stsenaariumi plussid on, mis selles stsenaariumi plussid on. Et praegu mul tundub, et see diskussioon on ikka pigem selles, et pagan, mina toetan seda. Et see on õige. Et kuidas see selline stsenaristiline mõtlemine muutuks selliseks, kus tõesti üks konkreetne inimene vaatab 2 pilguga mingit asja. Mitte lihtsalt, et kaitseb oma tõde. See oli nagu see mõte, mis ma öelda tahtsin. Aitäh! No see stsenaarne mõtlemine on osa sellest tulevikku vaatavast mõtlemisest. See on lihtsalt teatud mõttes nagu see, kuidas tulevikku vaadata, see stsenaarne mõtlemine võimaldab tulevikku vaadata natukene võib-olla siis korrastatumal viisil, eks ole, et meil on hästi asjad juba kokku pandud, et kui juhtub see, siis juhtub ka see, kui seda ei tee, siis see läheb teistmoodi, nii et meil oleks nagu see, aga seda oskust, siin me tuleme hariduse juurde, seda oskust tuleb õppida, eks ole. Ei ole niiviisi, et meil on tänu Tuleviku Instituudile siin, ma ei tea, 2, 3, 4, 5, võib-olla 50 inimest, kes seda suudavad, aga meil on näiteks valijad, jah.
ja kui valijatel ei ole seda võimalust, et näiteks tuleks Hanna ja tuleks keegi teine, Hanna ütleb, mul on need stsenaariumid, ma arvan, et nii läheb, teine ütleb, mul on need, vaid ei, toimub nagu mingisugune niisugune, noh, ma ei tea, valimislaat, jõululaat, eks ole, mul on see müts peas ja mul on see müts peas, kelle müts on ilusam. Ja vaat see on nüüd see, mida mina pean silmas selle all, et süsteemi muutmist on vaja, otsustamise süsteemi muutmist on vaja. Kui see otsustamise süsteem tõesti väljub sellest, et kelle müts on ilusam olukorrast sinna, kelle projekt, kelle stsenaarium on usutavam, rohkem pakub, kes tahab, kus kaasa lüüa, siis meil tekiks hoopis teine olukord ja noored tuleks siis kaasa, ma arvan. Sellepärast need moodsamad lähenemised ütlevadki, et tuleviku mõtlemine on ühiskonnas nagu selline laiem üldoskus ja selleks, et nendel tuleviku stsenaariumitel oleks legitiimsus, ei saa neid teha ainult valitud gruppe eksperte, vaid sul peab olema see lai ring, neid erinevaid ühiskonnagruppe seal taustal. Mikk, vabandust, ma sõitsin enne sisse. Tahtsin paari asja öelda, et kui ma vaatan seda selle rohepöörde rakursi alt, nagu ma tööalaselt seda tegema pean, siis mulle tundub oluline aru saada, et tegelikult me oleme ikkagi mingisuguses eksponentsiaalses võrrandis, mitte lineaarses, mis tähendab mitut asja. Kõige olulisem tähendab see seda, et me oleme tõesti võib-olla jõudnud selles okikeppis juba nagu päris kõrgele, aga me igaüks isikuliselt ja tuleviku mõtlejana või mudijana, me ei vastuta kogu selle kurvi eest, me vastutame selle osa eest, kus me oleme praegu. Ja muidugi selles olukorras, kus tundub, et nagu hakkab juba gaas pealt ära lendama, tekibki see sama tunne, et süsteem on mäda. Aga süsteemi tuleb, mis asi on süsteem? Süsteem koosneb tükkidest, et selles mõttes on jälle nagu abistav, et vaatle seda süsteemi kui mingite osade summat ja mõtle välja näiteks, et kui me peaksime võitma ületarbimispäevalt või see World Overshoot Day, et kui me peaksime 100 päeva tagasi võitma, et siis mida saab Milton näiteks teha, et teil 5 aasta pärast oleks siin suur plakat seina peal, et 4. detsember on tagasi võidetud, sest et me tegime hulk projekte koos ettevõtjatega, mis andsid meile kindluse, et selle osa süsteemist me parandasime ära. See on see, mina tegin 20-ndatel. Et mind nagu isiklikult aitab selline mõtlemine hästi palju ja soovitan vähemalt mõtteharjutusena see enda jaoks läbi teha, võib-olla hakkab teil ka huvitav. Muideks täitsa teadlikult iga päev nügimegi seda, mida sa just rääkisid, et me pole niisama endale selliseks juhtmõtteks võtnud, et me toetame maailma muutjaid, et me ikkagi väga hoolega analüüsime läbi ennem, kellega me koostööd teeme, millist nõu me anname ja kui me seda nõu anname isegi võib-olla sellises sektoris, mis nagu esmapilgul vaatab peale, et oi, tea, kas sellega üldse tahaks rääkida, siis me proovime seda vaadata läbi selle perspektiivi, et kui meil on võimalus suurendada nende mõistmist, teadmist või arusaama selleks, kuidas liikuda paremuse suunas, siis see ongi iga kord see meie pisikene samm, et siis 4 aasta pärast äkki niimoodi see pisikeste mõjutilkana tuleb suurem positiivse mõjutilk kokku. Aga ma tahtsin korra rääkida sellest stsenaarsest mõtlemisest veel, et kuna me toimetame siin sellises mingis mõttes siukse erasektori, riigisektori ja kodanikuühenduste keskpunktis, et hästi palju meie töö on selline, et me üritame kogu aeg neid erinevaid osapooldi kokku tõmmata, omavahel dialoogi viia, sellepärast et me nagu siiralt näeme, et sealt see väärtus tuleb. Siis seda sama stsenaarset mõtlemist oleme meie katsetanud ettevõtete peale. Ja kui ma ütlen katsetanud, siis ma pean ka tunnistama, et see katsetus kukkus läbi. Sest et ja just nimelt nad ei ole harjunud, et ma arvan, et Eestis või ma võtan Baltikumis laiemalt, siis stsenaarne mõtlemine eksisteerib ainult pankades, sest see tuleb nende riskijuhtimise mudelitest ja kohustustest. Aga jällegi irooniline, ma pean jälle ütlema, et meil soomlased tegid, et see väike venna või väike kompleks on ikkagi tugevalt juba sees, aga meie Soome kolleegid on aastaid teinud just nimelt äriettevõtetega stsenaariumi harjutusi. Ja näiteks Soomes on väga suur hulk ikkagi suuri börsiettevõtteid, kes tegutsevad globaalselt, kelle jaoks näiteks see, millised globaalsed muutused on, olgu nad siis poliitikas või mis muus valdkonnas, mõjutab otseselt nende äri ja nad investeerivad iga aasta arvestava hulga oma kapitalist selleks, et tulla kokku,
panna näiteks, ma ei tea, 50 parimat ettevõtte juhti kokku ja me ei räägi siin sellest, et saadame osakonnast kellegi kuskilt, vaid ettevõtete juhid tulevad kokku ja teevad selle sama mõtteharjutust sellisel moel stsenaariumite kaupa läbi. Ja no me tegime selle roadshow 2 aastat tagasi läbi Eesti, Läti, Leedu otsides, rääkides siis sellest, kuidas seda Soomes on tehtud, tõime näiteid, rääkisime siin Shelli näitel Pierre Wackist, kes kunagi tulevikku ette nägi, keda nimetatakse siis selliseks tuleviku ennustajaks ärimaailmas. Tulemus oli lihtsalt see, et me leidsime Eestis täpselt ühe ettevõtte, kes ütles, et no ma võiks natuke proovida. Aga reaalselt keegi selle sõiduga kaasa ei läinud kahjuks. Aga miks? Mis nad ütlesid? Ma arvan, et seal on 2 asja. Üks on see, et see tundub nagu väga põnev mõtteharjutus, aga selle eest ometigi maksta ei tahaks. Aga kuna see maksmine tuleneb sellest, et see on aeg, see on sinu aeg, mis sa sinna investeerid ja sellel on oma hind, et see on nagu üks pool ja kuna samal ajal ei suuda näppu peale panna, kus on ärikasu, siis see on nagu teine põhjus, et aga võib-olla jällegi see on asi, nagu Marju ennem ütles, et mingid asjad võtavad aega ja ma arvan, et siin on sama teema. No, mina olen proovinud ka seda ettevõtjatega, kuna ma olen natukene ka mõnikord õpetanud ettevõtjaid ja ma olen küll vaadanud, ma olen toonud välja need vanad stsenaariumid, mis me kunagi tegime, Erik ja suur seltskond Eeriku juhtimisel, need Eesti arengustsenaariumid 1997. Ja see on väga huvitav vaadata, nüüd on sellest piisav aeg mööda, et näha, mis on läinud täide, mis ei ole läinud täide ja kuidas on kombineerunud need erinevad stsenaariumid ja kuidas moodi on praegu näiteks ennast ilmutanud stsenaarium, mida me siis 30 aastat tagasi pidasime kõige vähem tõenäoseks, oli see, mida nimetasime Eesti kui militaarne oaas, eks ole. Ja siis, kui ma seda ettevõtjatega arutan ja näitan, mida see annab, et kui tegelikkus läheb ühte või teist radapidi, et kuidas siis peaks nagu ümber häälestuma, mis võimalused siis on, eks ole. See on see, mida armatakse öelda, et plaan A, plaan B, plaan C. Siis see hakkab kohe huvitama praktiliselt, nii et tegelikult see, et mis sellest kasu on. See kasu on just nimelt võimalik niiviisi teha selgeks, et inimene hakkabki nägema, et aga mul võib elus tõesti minna teisiti, kui ma arvan, eks ole. Ja siis oleks hea, kui ma oleks läbi mõelnud, kuidas siis see teisiti minemine võiks toimuda. Ja sugugi ei lähe alati kõik nii, nagu me tahame, enamasti läheb nii, nagu me ei taha. Nii et selles mõttes see stsenaarne mõtlemine annab ka selleks ettevalmistuse, et ma ei arva, et kõik, kuidas siin kogu aeg me räägime, kõik läheb paremaks või kõik areneb edasi. Ei pruugi. See on väga hea näide. Ma hakkan ka kasutama seda. Aitäh, Marju. Ma annan Matsile sõna ja siis mul on viimane, kas ma võin viimase küsimuse siis küsida, Hanat? Tere, mina olen Mats jälle. Ma ei tea, kui paljudel teistel seda kogemust on olnud, aga mul on olnud korduvalt seda, et korteriühistu koosolekul arutatakse laenuvõtmust, et katust parandada ja siis leiduvad mõned majaelanikud, kes kehtivad õlgu, aga mis mul sellest, et mina olen 10 aasta pärast surnud. Et siin, kui nendest kasudest rääkida, et kapital on igavene, et küll firmad lõpuks aru saavad, et see on nende jaoks kasulik, eks, aga et ma siis nüüd provotseerin siis paneeli, eks, et kuidas veenda või kuidas müüa ühele võib-olla siis vanemale inimesele seda mõtet, et tasub mõelda ka asjadest, mis juhtub 15, 20, 100 aastat. Et nagu noorele inimesele või inimesele, kes loodab, et ta veel elab kaua, et temale võib selle mõtte maha müüa, aga kuidas vanale inimesele see mõtte maha müüa, eriti kui ennem oli vihje, et siin mõne pool poliitikud on vanemad ja siis teeb ka keeruliseks asja. Noormees, ma julgen teile öelda palju vanema inimesena, et vanematel inimestel on vastupidi just väga selge see, miks pärast peab mõtlema tulevikule, sest teatavasti olevik on eilne tulevik. Ja vanemad inimesed on näinud, kuidas moodi kunagi tulevikuna mõeldu muutub olevikuks, mis ei ole suhugi võib-olla selline nagu mõeldi ja mida vastupidi mõeldi õigesti ja tõesti läks täide. Ja ma arvan, et see on vanematel inimestel rohkem mõistetav kui praegu noortele, kelle jaoks kõik võikski minna nii, nagu me tahame. Aga küsimus on just selles, et kuidas me põhjendame, mis asi see on, mida me tahame. Ja kellele tahame. Nii et me oleme siin harjutanud jälle haridusfoorumi peale mõeldes näiteks sellist mõtte niisugust nagu väljendamise viisi, kus ajaühikuks ei ole mitte aastat niisuguste numbritena, vaid ajaühikuks ongi tegelikult see sama inimese muutumine. Mõtleme selle peale, näiteks kui me räägime inimestega, kes on 30-aastased, eks ole, kellel on väiksed lapsed, siis mõtleme selle peale, kui teie lapsed lõpetavad gümnaasiumi, eks ole. Siis on aasta, mis
no näiteks 2035 või 2040, ahaa, no näete, see polegi nii kauge ja abstraktne. Te oskate küll mõelda, mida te oma lastele tahate selleks ajaks. Nii et siin ongi see, et kuidas me väljendame, kuidas me seome seda inimese enda eluga ja siis hakkavad need nii-öelda suured ühiskonna probleemid, need väiksed oma probleemid kokku minema, ei ole seda lõhet. See on sinult väga hea mõte, Marju. Ja ma olen ka mõnikord testinud, et mõtle, kui vana sa oled aastal 2050, kõik jäävad juba tõsiseks. Ma lisaksin siia veel täiendavalt, et kui me räägimegi nagu tuleviku mõtlemisest ja sellest, mis ajus toimub, siis ajuuurijad on selgeks teinud, et kui me mõtleme ise endast näiteks 10 aasta pärast, et siis see inimene on meile tegelikult võõras. Et keeruline ongi nagu võtta see aeg või mingi metoodika ja siis kujutadagi ennast ette 10 aasta pärast, kui vana sa oled, kas su koer ikka veel elab, ja nii edasi, et hakata nagu seda maailma enda ümber ette kujutama ja see ongi väga raske. Et seal võib ka olla see, et peale mind tulgu või veeuputus, et selline suhtumine. Selles mõttes on väga oluline see, kuidas moodi me ikkagi juba väiksest maast madalast toome lapseni ja pärast siis nooreni selle, võiks öelda selle loomuliku ajataju. Ja mina olen jälginud seda, mul on olnud võimalik näha ka päris väikseid lapsi, kes kasvavad maal. Ja kui laps kasvab niiviisi, et temaks on loomulik see, et kevadel pannakse kartul maha, eks ole, ja sügisel saab vilja korjata. Või nüüd me istutsime puu ja näed 3 aasta pärast see puu on nii suur. Siis lapses kujuneb ka välja see niisugune loomulik ajataju. See sama, kuidas asjad kasvavad, kuidas asjad muutuvad, millal mingil teol on mingisugune tagajärg. Aga kui me tuleme kohe peale sellist abstraktsustega, mis sa mõtled, mis siis on aastal 2035, eks ole? Või kui sa oled 25 aastane, siis sellise numbri kaudu, mingisuguse sellise nagu abstraktse skeemi kaudu, tegelikult sellist taju ei tunne. Ja ma arvan, et kõik need rohelised asjad, need on tegelikult ju väga konkreetsed, need on looduslikud asjad. Aga me tõlgime nad selliste abstraktsetesse mõistetes alates sellest samast rohepöördestki, mis on juba muutunud niisuguseks õudsaks loosunglikuks mõisteks, siis see tegelikult seda, ta tapab selle kujutlusvõime ära. Jah, seda on ka erinevad uuringud näidanud, et inimesed oskavad mõelda tulevikele siis, kui need muutuvad nende jaoks käega katsutavaks. Aeg on armutu ja seetõttu on meil aeg hakata seda vestlust kokku tõmbama ja ma küsin viimase küsimuse ja ma tahaks, et Hanna esimesena vastab. Et kui mõelda nendele käega katsutavatele tulevikele, meie lendasime siia peale sellisena võib-olla natuke naiivse hüpoteesiga, et me peaksime kuidagi looma või mudima neid positiivseid tulevik, et inimesed tunneksid siis agentsust sinna suunas liikuda. Aga kui me kuulsime, siis rääkisime kliimast, et inimesed kliimast üldse ei mõtle. Kas võib-olla me peaksime lihtsalt selliseid nagu katastroofistsenaariumeid tegema hästi käega katsutavaks, et inimesed siis võtaksid jalad kõhu alt välja ja hakkaksid tegutsema? Ma näen, et Marju raputab pead, aga ma tahaks küll öelda, et võib-olla peab. Eriti vaadates kogu seda kliimakriisi konteksti, siis see on Eestist kaugel. Selles mõttes need mõjud, jah, mingis osas täna on näha, on see kooreüraski levik, on see tihedamad vihmasajud, on see väga pikad suved ja nii edasi, et mingis osas need on olemas, aga meil ühtegi katastroofi pole olnud. Ega ma ei taha mõelda nii, et meil nüüd peab olema tohutu katastroofi, siis me võtame jalad kõhu alt välja. Me teeme ka täna juba väga palju tegelikult. Aga võib-olla mõni stsenaarium oleks hea ja tegelikult mõned on ka olemas. Näiteks Keskkonnaagentuuril, kui ma nüüd ei eksi, on üleujutuste kaart. Mina olen Haapsalust pärit, kui ma olin 5-6 aastane, elasin väikse viigi ääres, ujutus üle. Ma mäletan, ärkasin hommikul üles, vaatasin aknast välja, mehed sõidavad maja ees paadiga. Mõtlesin, et okei, väga huvitav, mis juhtus? No üleujutus oli, eks see oli selline erakorraline, aga sellised sündmused hakkavad sagenema ja ma arvan, et me ei pruugi nende peale mõelda, aga poliitikuna ma ütleks, et me peaks olema nendeks valmis. Et täna näiteks, kui me räägime energeetikast, on tulnud selline sõna nagu kliimakindlus, millele minu erakonnal on ka olnud kindlasti oma roll. See on poliitilise kommunikatsiooni küsimus, Annika saab sellest pikemalt rääkida. Aga et me teeme need elektrivõrgud näiteks kliimakindlaks. Et need saaksid olla vastupidavad ka tulevikusündmustele, et mitte, et me vaatame ainult 2-3 aasta perspektiivi, vaid natukene kaugemal. Ja ma arvan, et ka mis puudutab seda kliimamuutust, rohepööret või rohelepet, ma olen Marjuga väga nõus selles osas, et tuleb see inimesele tuua
või teha praktiliseks, tuua lähemale, et ma olen väga palju oma töös mõelnud selle peale ja siiani mõtlen, et mis see võti siis on, kuidas eestlasele selgeks teha, mis toimub ja miks me seda teeme, et need, kes just ütleme, võitlevad vastu või kelle jaoks see kliimamuutus ongi usu küsimus, et ühelt poolt nendega on raske vaielda, aga teisalt tahaks kuidagi ka nendeni jõuda. Ja väga tihti, kui ma olen kusagil näiteks debatis oma kolleegidega, kes on opositsioonis, nüüd täna on ka nii, et koalitsioon on ju liberaalne ja opositsioon on konservatiivne, siis need konservatiivid ütlevad, et tahaks küll oma keskkonda kaitsta ja see loodushoid on oluline, aga vot see kliima mind üldse ei huvita. Et no siis nagu selgitada neile, et vaat meie keskkond on ka osa sellest kliimast ja kliima mõjutab ka meie keskkonda ja see, mida meie teeme oma prügimajandusega või transpordisektoriga, ehitussektoriga ja nii edasi, et see mõjutab ka tervet maailma ja vastupidiselt, kui meie kliimamuutustega ei tegele, need jõuavad ka meieni kuidagi. Et tuua nagu lähemale, et ei ole mingisugune Euroopa Liidu kauge lepe kuskil, ei ole mingisugune suur kliimamuutus kuskil, vaid me saame neid asju siin ka täna teha, et nagu Mikk enne viitas, et teha tükikesteks. Aitäh. See oli väga ebapopulaarne küsimus, sest nii Marju kui Annika mõlemad raputasid pead. Ei. Aga te võite viimaseid kommentaare jagada peegelduseks. Ma ei raputanud pead, ma ütlesin selle peale, et seda on psühholoogilised katsed absoluutselt kindlusega tõestanud, et mida rohkem inimesi hirmutame, seda vähem mõistlikult nad käituvad. Ja seda vähem nad võtavad omale siis külge seda, mida püütakse neile sisestada. Ja teiselt poolt siis jah, kuidas see positiivne tee võiks olla, see on väga tähtis. Mulle tundub, et me peaksime loobuma sellisest mõtlemisest, mis siin nagu paistis natuke sellest uuringu tulemustest ka välja tulevad, et meil on mingisugune, kuskil tipus on keegi, kuskil need 7% või keegi, kes siis nagu teevad ja tunnevad ja on õiged. Ja siis teised on need, kes ei saa aru ja kellele tuleb selgitada. Vaid pigem võtaks ikkagi selle, ütleme siis, et see on ökoloogiline mõtlemine, eks ole. Et tegemist ongi niisuguse süsteemiga, et metsas on kõik tasandid on olulised, eks ole. Et seen on sama oluline kui see mingisugune mastimänd. Ja see, mida need seened teevad, kes ei taha loosungitest midagi kuulda, ütlevad, see meid ei huvita, aga nad oma igapäevases tegevuses ikkagi teevad asju, mis on seotud ka sellega, et ka mastimänd kasvab. Ja võt, kui me need asjad, seda sama ökoloogilist mõtlemist nagu rohkem näeme kui universaalset lähenemise viisi, siis me ei pea hakkama rääkima mingitest loosungitest, vaid tõesti väga praktilistest asjadest. Ja mina arvan, et kõige parem niisuguse ängistuse ja hirmu paanika vastu ongi see, kui inimene tunneb, aga ma saangi ju päris praktiliselt teha siin samas oma enda kodus või oma elus, eks ole. Ma ei pea selleks minema kuskile, ma ei tea, loosungitega välja, vaid ma pean tegema siin samas asju teisiti. Ja juba see mõtlemine, et mõtlemine kah oleks nagu sellesse suunatud. Kui ma näiteks vaatan uudiseid, kus kõigepealt räägitakse sellest, et me peame säästma ja prügi sorteerima, vähem tarbima, kuidas see kõik päästab. Ja siis järgmine uudis, meil on katastroof, sest meil kaubamajades pole nii palju inimesi, kes osta kõike tahavad. Miks te ometi ei osta? Tulge ostke ometi rohkem, eks ole. Siis kui see sama inimene, kes paneb selle saate kokku, ei saa aru, et see on absurdi olukord, mis sealt tekib. Ja me tekitame ise need absurdi olukordi kogu aeg. Siis kõik hakkab ikkagi sellest, kuidas me mõtleme asju, kuidas me seostame asju. Süsteemi on ainult tükid, need on ka seosed asjade vahel. Ja need seoste nägemisi, me sama stsenaariumi tulevik ja kõik see eeldab seoste nägemisi. Ja sa mainisid sõna saade ja kes need kõik kokku panevad ja kuidas nad mõtlevad, siis sellega mulle meenus, et ma käisin eile ETV-s ühe saate salvestusel, mis läheb eetrisse 6. jaanuaril ja selle saate nimi on Kohvipaksult. Ja siis Kohvipaksult on siis ennustatud seda, mis kõik hakkab järgmine aasta juhtuma. Võin kinnitada, seal ei olnud ühtegi stsenaariumit, analüüsi ega rohket arvamist, lihtsalt istud tooli ja mis sa arvad? Aga selle kõige juures, miks mul see praegu ka meelde tuli, oli see, et peale seda, kui oli siis läbi räägitud poliitilised sündmused, kultuur, sport ja kõik muud, majandus ja kõik olulised teemad ja ma olin saanud arvata, siis lõpetuseks ma sain küsimuse, et kas on veel mõni teema, mis järgmist aastat hakkab kuidagi mõjutama ja millised trendid on ja milline sündmus võiks teil tulla, mis me mõjutab. Eelnevalt seda ma olin rääkinud sellest, kui oluline on positiivselt mõelda, eeskujusid luua ja ise aidata kaasa ühiskondlikule kujunemisele positiivse tooniga, siis samal hetkel ma sekundi pealt ütlesin, muidugi lootuskatastroofid tulevad.
ja suutsin intervjuu lõpetada sellega, et ma asusin taas ise inimesi hirmutama. Aga teisest küljest see on siiski midagi, mida me võime ennustada puhtalt sellepärast, et kui sa natukene nagu loed ja analüüsid olukordi, et siis see tõenäoliselt võib juhtuda. Aga kokkuvõttes ma tahtsin öelda, et teadlik olemine tegelikult sellest samast intervjuust minu jaoks, mis ma võtan ise endale kaasa, on teadlik olemine, et mida sa ütled ja kuidas sa ütled ja millal sa ütled ja kuidas sa mõjutad sellega teisi inimesi. Ütlen nüüd midagi ilusat lõpetuseks ka. Hanna tahab ka öelda midagi. Mul hästi kiirelt selle hirmutamise kohta, et no, Annika võttis selle lõpus nagu ilusti kokku, meil võiks olla eraldi arutelu sel teemal, et mis siis on hirmutamine ja mis ei ole. Et kui me räägime kliimakriisist, no see on fakt, see täna juba on olemas, meil on erinevad katastroofid päriselt ka, meil siin lähedal isegi toimumas, et kus see piir siis tõmmata, et kui me räägime ohust, et kas see on siis katastrofiseerimine, on see hirmutamine, minu arvates ei ole, et samamoodi nagu on fakt, et Venemaa on meie naaber, sõjaoht on päriselt olemas, et me valmistume selleks, aga see ei tähenda, et sõda tuleb. Et noh, minu arvates peab ikkagi ausalt rääkima asjadest, et ei saa nagu öelda, et kõik on hirmutamine, sest et hirmutamine on, ühesõnaga, see kõik lõpuks maksab meile kätte, kui me ei räägi reaalselt olukorrast, siis kui need asjad on käes ja me ei ole piisavalt suutnud ette valmistuda. See on väga hea teema. Küsimus ei ole selles, kas rääkida, küsimus selles, kuidas rääkida. Mikk, lõppsõna on sinu. Ma vastaks nüüd lõpuks küsimusele, et kes peaks Eestis mudima positiivseid tulevikke, et kas siin on keegi, kes saab aru riigieelarvest? Aga igal ühel meist, nüüd tund saab läbi, nüüd on kodune ülesanne, et võtta oma lemmik kas või tehisintellekti tööriist ja anda talle kogu see materjal ette, ütled, tee mulle 20 minutit või 50 minutit sellel teemal podcasti, arvestades näiteks saastaja maksab printsiibiga. Kuidas peaks Eesti tuleviku eelarve välja nägema? Teil on kõigil võimalik täna õhtul kas või siit lahkuda seda trammis või bussis või kus iganes teha. Ja siis, kui me loodetavasti mõne nädala pärast lõunale või jalutame lähme, siis te saate mulle öelda. Aitäh, Mikk. Meil on teile veel üks ülesanne, enne kui on meil võimalus nende teemad üle vabas vormis jätkata, aga esmalt palun suur aplaus meie paneelile.